Tere, head inimesed, kes te meid veebi vahendusel vaatate. Alanud on Rae valla kohalike valimiste eelne debatt. Kohal on 7 kandidaati. Tähendab siis 7 erakonna või siis üksikkandidaat, esindajad, kuidas iganes seda sõnastada. 7 esindajat on siin igal juhul, 7 poliitikut. Ja mina olen Ahto Lobjakas, kes ma seda debatti üritan siin ohjata. Ma loodan teist aktiivsust. Mul ei ole seni tulnud poliitikutes pettuda ja loodame, et täna ka mitte. Et 2 tunni jooksul me siis peaksime jõudma enam-vähem selge pildini sellest, kes mida tahab ja millised on teie vahelised erinevused. Sest et kui aus olla, lugedes läbi need platvormid, siis loomulikult ka alusmaterjalist tulenevalt kohalik elu ikkagi ma väga suuri erinevusi siin ei näinud. Need, mida ma nägin, ma ei hakka neid ka siin välja tooma, need olid ütleme siis parteispetsiifiliselt võib-olla, aga minu jaoks oli ka huvitav see, et ma meelega ei vaadanud, kes siin vallas võimul on ja ma tõesti ei tunne Eesti elu nii hästi, aga olles lugenud läbi need platvormid, ma sain kohe aru, kes on võimul ja siis järgi vaadanuna selle konkreetse olukorra teil seni siin vallavolikogus oligi selge, et siin on üks väga suurelt juhtiv partei ja kõik ülejäänu kuulub opositsiooni ehk isegi koalitsiooni varianti ei ole teil siin ilmselt ka tulemas. Mis minu arvates teeb selle debatti selle võrra huvitavamaks ja keerulisemaks ka võib-olla, sest et iga üks teist, kes ei ole Reformierakond, peab ütlema, miks te oleksite parem kui Reformierakond. Võib-olla ka, et miks te oleksite teistega koos parem kui Reformierakond, aga see juba tekitab küsimusi, miks te ise ei jõuaks. Ma ütlen ausalt, ma tunnen Rae valda niivõrd, kui Toomas Aru kenasti on seda mulle tutvustanud läbi aastate, aga minu selline isiklik tutvus piirdub risti-põiki sõna ots mõttes lõunast põhja, põhjast lõuna ja idast läände, läänest itta paar korda kuus agressiivselt läbisõitmisele sellest vallasteks. Nagu te teate kõik, kes on vähegi sõitnud neid teid, 120 võetakse sisse ja kui te kiires reas aeglasemalt sõidate, siis ühesõnaga see ei ole muidugi valla elu. Ja see on lihtsalt illustreerimaks seda, kuivõrd vähe mina tegelikult vallaelust tean ja ma arvan, et tegelikult ei oleks kui võib-olla halb eeldus teie enda poolt see, et kui te nüüd enda avasõnad ütlete, et te oleksite võimalikult vähe üldsõnalised. Ma saan aru, et see on keeruline ülesanne. Ma ei tahaks teile anda rohkem aega igale ühele kui 2-3 minutit, et öelda seda, mida te tõesti tähtsaks peate oma valimisprogrammis. Aga paluksin siis seda teha niimoodi, et see oleks ka võimalikult siis konkreetne, keeruline, nagu see ülesanne on. Aga alustaksime ehk siis selle tutvustava raundiga ja ma selle raundi laseksin käima selles järjekorras, nagu te siia olete reastunud. Ma ei kujuta ette, kas see reastus midagi siin esindab. Ma kujutan ette, et võib-olla et isegi esinda. Igal juhul esimene vasakult on Keskerakonna esindaja Oleg Tšubarov, kellelt ma siis paluksin nüüd tõesti 2-3 minuti ulatuses öelda seda, mis on teie erakonnale Rae vallas nendel valimistel kõige olulisem. Kõige olulisem on tasuta ühistransport. See, et täna me näeme neid järjekordi, mis hommikul toimuvad tipptunnides, see tähendab seda, et paljud kasutavad lihtsalt sõiduautosid. Järgmisena on meil kindlasti noored, kelle jaoks on palju siin tehtud Rae vallas ja tulevik, et nad ei sõidaks kuhugi välja, nad jääksid siia elama. Selleks on vaja teha niimoodi, et see nendel oleks mugav kätte saada ja koha, kus saaks oma korterid või maja ehitada, selleks peaks ka tegelema. Samuti meil on palju ettevõtteid, aga siia tuuakse väljaspoolt Rae valda tööjõudu. Aga tööjõud on ka siin Rae vallas. Et esialgu peaks ettevõttedega rääkima, et nad võtaks Rae valla elanikke. Ja see on põhilised sõnumid, mis me tahaksime ära teha. Aitäh! Suur tänu! Järgmisena annaksin ma sõna Reformierakonnale Madis Sarik. Palun. Ja tervist kõigile ja edu valimistel, konkurendid. Rae vald teatavasti on Eestimaa kõige kiiremini kasvav vald. 10 aasta jooksul on vald
kasvanud 56% elanikkonda. Samas on ta ka kõige noorem vald keskmise vanusega 32 aastat. Sealt tulenevalt on siis Reformierakonna niisugused väljakutsed: haridus, turvalisus, erivajadustega lapsed ja loomulikult transport. Väga tähtis on koostöö naabritega, olgu nad siis suured või väiksed. Ja meie väljakutse on samuti igal aastal umbes 60-70 haridustöötajat on meil juurde vaja. Ja kindlasti me midagi võtame selle jaoks ette, et tänasel päeval koostöö ülikoolidega ja teaduspõhine lähenemine nendele küsimustele. Aitäh! Suur tänu! Kolmandana Eesti 200 ja Evelin Ausmees, palun. Tere kõigile! Nagu Matis ütles, siis teaduspõhine lähenemine on ka Eesti 200 üks mõte, kuidas peaks siin vallas nagu asju edasi tegema. Aga me tahaks, et vald oleks rohkem avatud, et oleks rohkem kodanike kaasav, et oleks eksperdid ja siis ongi teine teaduspõhine kaasamine. Meie usume, et kindlasti rohepööre, mis tuleks siin kas siis jätkusuutlikumalt või jõulisemalt läbi viia, ja siis digipööre, mis käib nagu käsikäes teaduspõhilisema lähenemisega. Siis välja transpordi tasuta tegemiseks, aga ma arvan, et enne kui see tasuta oleks, siis tegelikult ikkagi tuleb see kogu see süsteem üle vaadata, et ikkagi see transpordivõrk oleks piisav igal pool. Siis kindlasti on meile tähtis haridus, see, et kõikidele lastele oleks juba alusharidusest, oleks lasteaiakohad olemas, et oleks põhiharidus ja siis nüüd see keskkooli probleem, mis tegelikult siin suur on, et sellele tuleb mingi lahendus leida, et lapsed ei peaks rändama nüüd Tallinnasse oma siis keskharidust saama. Siis minu isiklik nagu südamesi on see, et rattateed, kergliiklusteed, ühesõnaga see niisugune auto vabam liikumine oleks siin, kuna me oleme nii Tallinna nii lähedal, siis tegelikult peaks olema siit võimalus, et hästi kiiresti saada ka jalgrattaga siit näiteks Ülemisteni minna, et hetkel see nagu peame jagama teid siin nende lapsemammadega, kes on vankriga ja siis ongi jalgratturid ja elektritõuksid, kõik on segapudru ja kapsad siin nagu, et selle koha pealt on väga palju, ma näen arenguruumi nende selles suunas. Mõtlen, et vist ongi nagu olulisemad punktid, et kindlasti on veel, aga ma arvan, siin jutu käigus tulevad teised asjad ka välja. Suur tänu. Järgmisena paluksin siis sõna võtta sotsiaaldemokraatide esindajal Ain Böckleril. Tere kõigile. Mina olen Ain Böckler ja pärit olen Vaidast. Olen lõpetanud Vaida 8. klassi kooli, tänane põhikool ja tänu väga heale õpetajale Enn Männile, kes suunas meid pinginaabriga Tallinna 1. keskkooli matemaatika füüsikaklassi, olemegi jõudnud elus edasi ja ei ole kunagi koos pinginaabriga häbenenud, et oleme Vaidast pärit ja sellisest väiksest koolist nagu Vaida. Ja sotsiaaldemokraatidena ongi meie põhimõte, et Rae vald oleks ühtne kogu territooriumil, kõigile vallaelanikele oleks kättesaadavad kõik teenused ja kõik igasugused, mis neil on vajalikud, mitte ei oleks erandeid ja Rae vallas ei oleks niinimetatud ääremaastumist. Valla juhtiv amet peab kuuluma valla elanikele, mitte vastupidi. Ja et iga valla elanik saaks uhkusega öelda, et ta on pärit Rae vallast ja kõik kadestaksid seda, et tahaks ise ka Rae vallas olla. Ja sellest ongi, nagu kõrval juba kolleegid ütlesid, et asi hakkab haridusest pihta ja meil põhisuunitlus oleks, et lasteaiakohad oleksid kõigile kättesaadavad ja võimalikult soodsa hinnaga, et meie põhiasi ongi, et lasteaiakoht oleks soodne ja kuna algharidus oleks ka tasuta, siis ka toit oleks kõigile saadav tasuta käes. Ja loomulikult transport peab olema kogu valla territooriumil ühtlaselt kättesaadav kõigile vallaelanikele. Erandeid ei tohiks olla. Aitäh! Suur tänu. Viiendana nüüd Isamaa ja Priit Põldmäe. Aitäh, Otto. Tere head vallaelanikud. Isamaa prioriteet
on kindlasti valla tasakaalustatud areng. Et kui mu head eelkõnelejad siin rääkisid, et vald on viimasel ajal kõvasti kasvanud, siis me peame suutma sellele kiirele kasvule pakkuda ka elanikele siis väga head elukeskkonda ehk tagama neile kõigile kooli lasteaiakohad, looma neile huviharidusvõimalusi ja ka kogu see elanikkond peab siis mahtuma siin turvaliselt liikuma. Et kui me oleme sellist Peetri piirkonda selliseks linnaliseks keskuseks loonud, siis ilmselt me peame ka seal rohkem sellele ühistranspordile lõhku panema, sest linnalises keskkonnas ühistransport on oluline. Kas me vajame just sarnast ühistranspordi, nagu see on Tallinnas, mis tegelikult meie nõudmisi rahulda, et võib-olla tuleb siin leida selliseid nutikaid ja kaasaegsemaid lahendusi. Ja kindlasti liikuvus, et on autod, on elanikud, kõikide kasvu juures kindlasti ohuoht suureneb. Meil tuleb üles leida need ohtlikud kohad, proovida neile siis leida turvalisemad lahendused, on et siis kas mingid sellised nutikad hoiatavad süsteemid või siis hoopis ka ehituslikult paremad lahendused. Ja loomulikult ei tasu ära unustada ka seda elanikku, kes on meil juba 20 aastat või rohkemgi siin maksu maksnud. Ehk meie äärealad peavad täpselt samamoodi saama siis sellise turvalise mustkattega tee ja tõepoolest ka kõik need teenused. Need on meie prioriteedid. Aitäh! Suur tänu! Number 6, EKRE ja Raul Siem, palun. Aitäh ja head saalis viibijad ja üle videosilla jälgijad. Olen Raul Siem ja olen EKRE esindaja, esinumber siis käesolevatel valimistel. Nii et mida öelda enda kohta? Enda kohta nii palju, et vallaga olen seotud alates 1996 aastast, mil siis leidsin siit vallast oma elu armastuse ja vastavalt järgnenud sündmustele kasvatame 3 tublit poega. Nii et ma olen näinud selle 25 aasta jooksul siis vallas seda arengut päris omajagu ja pikalt. Selle kohta võib üldistatult ju öelda, et me läheme üldjoontes ju väga õiged teed ja kõigil on õigus, kes ütlevad, et meil on väga hea siin elada, meil on soojad majad, taristud on olemas, koolid, lasteaiad kerkivad, mis viga. Ma olen sellega kõigega nõus. Programmi kokkukirjutamisel me kohtusime väga paljude eri piirkonna inimestega, nii Vaidast, Lagedilt, Peetrist, Jürist ja nii edasi. Ja sealt joonistus välja rida erinevaid küsimusi või probleemkohti. Mitte minnes nüüd väga detaili nende probleemkohtadega, nii või teisiti me täna jõuame sellesse. Küll aga põhiline küsimus on selles, et inimestel on vaja sellist lisaks materiaalsetele väärtustele ka sellist vaimset ja kultuurilist väärtust. Mul on rõõm tõdeda, et viimastel aegadel on sellega väga tõhusalt tegeletud, küll aga see ei ole jõudnud siis väga paljudesse valla erinevatesse piirkondadesse. Meil on programmides erinevates programmides, ka konkurentide programmides on toodud laululavad, lipuväljakud, kõik ühised taristud, mis sellist kultuuritegevust ja vaimutervist toetavad. See on väga tore ja seda on rõõm tõdeda. Meie eesmärgiks on seda kõike kuidagi ka katta, selleks on vaja ju tegelikult raha. Ja raha küsimus on oluline, et kuidas me saame kasvatada siis valla tulubaasi ja missugused on need võimalused. Võib-olla tänases debatis me jõuame ka selle küsimuseni. Seda ma ei tea, ma väga loodan, et siis saab ka debateerijate arvamusi kuulata. Kindlasti valla perede eest. Meil on ju olemas kõigil teadmine ja postkastis, mailboxis ka elektriarved. Elu läheb meil teatavasti ju kogu aeg kallimaks ja see elukallidus kandub üle kõikide eluvaldkondadesse, teenustesse ja kaupadesse ja toodetesse. Et me peaks lõpuks ennast oma senist elukorraldust
elukorraldusega sellist suurt lõivu maksma, siis on oluline see, et me vallas peame üle vaatama meie olemasoleva toetuste süsteemi. Seda just tänast sellist aspekti ja tendentsi arvestades. Ma pean vajalikuks öelda seda, et toetused ei ole ju eesmärk omaette toetusi. Me peame vaatama üle, mis meie teenused maksavad ja need viima siis vastavusse ja taskukohastesse hindadesse, nii et meie perede toimetulek saaks tagatud. Loomulikult on ka transport, et see on iseenesest väga tore, et valdade vaheline transport ja nende valdade vaheline selline transpordiside tuleks üle vaadata. Küll aga on väga oluline ka meie vallasisene transpordi korraldus. Meil ei ole kindlasti siin palju rõõmustavat täna lauale panna, küll aga tulevikus tuleb sellele väga tõsiselt tähelepanu pöörata. Ja muidugi rohkem kaasamist, inimeste kaasamist. See on see, millega me kõik koos saame edasi minna ja siis me omame alles sellist laiapindset toetust ja powerit, et sellega ka tulemusteni jõuda. Aitäh! Tänan. Ja 7. viimasena ja kuigi mitte vähimana, kui inglise keeles tõlketööks väljend, Raivo Uukkivi, ma küll teid ei tunne, aga ma tausta vaadates saan aru, et teil on päris korralik vallajuhtimise kogemus. Te olete nüüd siin üksikkandidaadina, pole seda valda siin üsna pikalt juhtinud. Millised on teie vaated siis valimistele? Jah, tere siis minu poolt ka kõigile, et olles kuulunud ka 2002. aastast volikogusse valitute hulka, see tähendab siis ka viimasel 4 aastal olles volikogu liige, siis ma ei ütleks, et ma valla juhtimisest kuskil kaugel oleks olnud, nii et päris ligidal kogu aeg. Aga tõepoolest jah, et 2004 kuni 2010 olin ma siis Rae vallas vallavanem ja pärast seda veel 2 vallas olnud, nii et kokku 12 aastat olnud vallavanem ja tõepoolest need asjad on mulle üldiselt selged. Üksikkandidaadina kandideerimisele ajendas mind see, et ma lihtsalt niisugust inimkatset tahtsin teha enda peal, nii nagu head teadlased ikka teevad. Et ma tahtsin ka teada, et kas statistikat on võimalik murda ja Rae vallas on võimalik üksikkandidaadina volikokku pääseda. See, et ma siin täna esinen oma nimekirja vallavanema kandidaadina, see on boonuseks sellel teel. Muidugi ma olen pandud ka väga nagu halba olukorda, või tegelikult ma ise valisin selle laua, ma oleks võinud minna Tšubarovi asemele, eks ole, siis ma oleks saanud esimesena rääkida, see oleks palju meeldivam ja kõik oleks näinud, kui innovatiivne jutt sealt tuleb, eks ole. Aga nüüd ma pean kogu selle rivi lõpus rääkima, eks ole, kõik on ära räägitud ja ega tegelikult siin midagi uut avastada pole. Ja samas ma nagu oleksin nagu seda eeldanud, et ma viimane olen, et mul pole ka ühtegi valimisplatvormi, eks ole. Pole kuskile midagi üles riputanud ja samas just sellepärast, et mul on see valla juhtimise kogemus on ikka päris suur, nii et ma tean ka valimiskampaaniatest eelnevalt, et sinna kirjutatakse sisse igasuguseid asju. Kui me nüüd taandame sealt meie lugupeetud kolleegide valimisprogrammidest ära kõik selle, mis seadus ette näeb, kõik selle, mis on meie arengukavadesse kirjutatud, siis jääb seal võib-olla paar punkti, eks ole, kes nagu oma nägu tahab selle punkti all nagu näidata. Et tegelikult ma toetan suuremat osa seda juttu, mida siin eespool on räägitud, see pole ju vale. Mul on muidugi siin teatud kõhklused ja kahtlused selle ühistranspordi teema, aga siin see ühistranspordi teema ei ole ainukene teema, eks ole, mida saab üksinda lahendada, seal on palju laiem see teema. Samuti kodanike kaasamise teema on ju ka nii, et loosungina ta on väga ilus, aga samas kui kodanik ei taha kaasatud olla, siis vägisi ei kaasa teda mitte keegi, nii et selles siin on nüansse, eks ole, mille üle võiks vaielda ja võiks pikalt vaielda, aga põhiline on see, et omavalitsejad, kes saavad siis võimule, et nad omavalitseksid nii, et nad saaksid aru, et nemad on selle valla jaoks. Tihtipeale, eriti kui kaua aega on keegi võimu juures olnud, siis nagu muundub see suund, et tuntakse nagu, et see rahvas segab pigem, et ta on nii palju, kui maksu on vaja korjata, et nii palju on ta vajalik, et ülejäänud asi on nagu juba segav faktor, et ma tahaksin vaadata, nagu ma olen viimased 8 aastat, kui ma ei ole
selle valla, ütleme, tegevjuhtimise juures olnud või isegi viimased 10 aastat, siis selle aja jooksul olen ma püüdnud jälgida seda, et vallavalitsus ei teeks inimestel liiga. Et vallavalitsus oleks korrektne hangete läbiviimisel. On väga palju näiteid tulnud, kus teatud niisugused ebakorrektsused välja tulevad. Kus vallavalitsus suhtuks kõikidesse arendajatesse ja kõigisse võrdselt. Et ei oleks neid omasid ja vähem omasid. Et see on see teema, millega ma olen nagu püüdnud tegeleda ja sellega ma tahan tegeleda ka edasi. No juhul, kui ma vallavanemaks muidugi ei saa, eks ole. Milleks ma ilmselt ei saa. Nii et kui ma ikka volikogusse edasi pääsen, siis on kindlasti minu üheks põhiliseks tegevuseks kindlasti selle tühiku täitmine, mis meil täna on ja see tühik on see, et meil pole revisjonikomisjoni, mis töötaks ja püüaks nagu vallavalitsuse üle järelevalvet teha. Selline siis sissejuhatuseks. Aitäh! Suur tänu! Sellega on nüüd avaring läbi ja niivõrd, kui ma nüüd suudan ja asjadest aru saan, ma proovin paari väga üldise teema lõikes veel kord teile sõna anda. Ma nüüd ei tea, võib-olla alustan siis teistpidi, aga kõik te peaksite rääkima ja ma mingil hetkel hakkaksin ka lausa, kuidas öelda nüüd, mulle meeldiks, kui te hakkaksite ka omavahel rääkima, aga jumal teab, see võib olla selline soov, et pärast ma ei suuda teid siin hallata jälle kuidagi korraga hakata rääkima, aga proovime niimoodi, et mul on 2 või 3 sellist suuremat teemapüstitust, mille ma prooviksin siis teie abil püsti saada ja vaatame, kas sellest hargneb ehk midagi huvitavamat ka kuulajale ja ütleme sellist valda nagu sügavamalt sisse minevat. Teist keegi ei maininud sõna haldusreform. Ma kujutan ette, et Rae vald on üks nendest valdadest, mis enne ja pärast haldusreformi eriti. Ühesõnaga, millal haldusreformist ei olnud suurt sooja ja külma, sellepärast, et teil ei olnud ühtegi sellist muret, mis võis olla sellistel tõelistel või mis olid siis väikestel ääremaistel valdadel, eks, kellel ei olnud ka ressursse. Küsimus, mis muidugi minul, kui nüüd kõrvaltvaatajal tekib teid kuulates ja olles ka siin, ma ütlen, nagu seda valda suhteliselt väljaspoolt näinud, on see, kas te olete võimelised, kindlasti olete, aga ütleme siis, kuidas te defineeriksite selle valla, kui te eemaldaksite kogu selle töörände aspekti. Siin oli ka sõna tööränne, mida keegi ei kasutanud, aga kui ma õigesti aru saan, siis selle valla pulss või eluveri seob teda Tallinnaga, eks, aga võtke korra see Tallinna ära ja üritage mulle öelda ja võib-olla ka siis enda kuulajatele paar sõna selle kohta, millisena te näete seda valda, kui Tallinnat ei olekski, mis temas oleks püsiv, väärt arendamist, miks peaks keegi olema Rae valla patrioot, miks peaks keegi tahtma Rae vallas elada, kui Tallinna ära võtta. Proovime niimoodi. Tallinn täitsa kaardi pealt ära või? Ma mõtlen faktorina selles mõttes, et kui te võtate valla elu ilma, et Tallinn selles nagu osaline oleks, üritage ette kujutada Rae valda, no ma ei tea, Hiiumaal näiteks. Mis teeb ta eriliseks? See on päris raske ülesanne ilma Tallinnata Rae valda ette kujutada, sest et Rae valla nagu põhiline eelis ongi tema asukoht ja mitte asukoht Tallinna kõrval, eks ole, vaid asukoht kaubateede ristumispunktis. Ja see on olnud algusest peale Rae valla eeliseks ja on täna on siis eelis välja kujunud nendes erinevate logistikaettevõtete siia toomises, eks ole, mis on väga nagu siis tulus või ütleme siis kuluefektiivne, ütleme teistpidi. Ma saan sellest kõigest aru, aga milles on Rae vald teistmoodi ja parem kui näiteks Jõelähtme, Raasiku, Kiili, Saku, mis iganes. Me ei saagi seda öelda. Me isegi võime täna öelda, et need eelpool nimetatud vallad, no Jõelähtme on tegelikult suhteliselt sarnane meiega, eks ole, aga ütleme Raasiku, mis on juba natukene eemal, seal on see püsielanikkond on palju stabiilsem. Siin on juurde tulnud just nimelt selle Tallinna ja sellega, eks ole, valglinnastumisega on väga palju rahvast juurde tulnud ja see tähendab seda, et see identiteet on nagu sulandunud nagu korrusmajas, eks ole, kus ühe korruse inimesed ei tunne teisi, eks ole. Okei, meil on korrusmaja identiteedi probleem selles vallas. Palun, EKRE ja Raul Siem.
Aitäh. No küsimus on muidugi äärmiselt huvitav ja intrigeeriv selles mõttes, et kui võrrelda nüüd kas siis Kiili või Raasiku valdadega või kõrval olevate väiksemate valdadega, siis selge on see, et kõik vallad ju arenevad selliselt, milline on nende paiknemine siis geograafilises võtmes. Kõik ka Kiili vald, ka Raasiku vald ja nii edasi, kõik ju on arenenud. Kui nüüd üks hetk asetada siis need vallad sellisesse momenti, kus võetakse ära see geograafiline mõõde, siis ma kujutan ette, et siis sellises mastaabis kukub meie kõik see sotsiaalsüsteem kokku. Meil lihtsalt ei ole seda ettevõtlust, meil ei ole seda tulubaasi, millega ennast ülal pidada. Meil ei ole ka inimesi. Meil ei ole ma summeeriksin niimoodi, et teatud mõttes mina saan asjast aru niimoodi, pärast teie sõnu, Raul Siem, et tegemist on teatud mõttes tehisliku moodustisega. Palun, Priit Põldmäe Isamaa. Jaa, aitäh. Tegelikult mina arvan, et Rae vald on võrreldes teiste valdadega olnud lihtsalt targem. Et teades ära, et ta astub logistiliselt heas kohas, nagu Raivo ütles, ta hakkas ka oma planeerimistega ja kõige sellega seda keskkonda selliselt ehitama, et kõik need logistikaettevõtlused tahtsid siia tulla. Me lõime neile vajalikud asukohad meie teede äärde ja kõik see iga kord, kui jällegi mingisugune ettevõte tuli, siis tegelikult bränditi, et tegelikult teadlikult bränditi seda Rae valla võimalust olla see nii-öelda logistikamekka. Et see on selline 20-aastane töö, mis tegelikult hakkas juba peale ilmselt ka Raivo ajast ja mida meie oleme jätkanud. Ma arvan, see on toonud edu. Nüüd, kui meil poleks seda võimalust olnud, just Tallinnat näiteks poleks olnud siin, siis me oleks pidanud ise välja võtma mingi teise Rae valla Nokia, nagu sa ise ütled, et mis see siis on. Siis oleks pidanud seda sel hetkel mõtlema ja hakkama siis seda promoma. Ja teine on võib-olla see, et võrreldes Kuldse ringi valdadega, siis Rae vald on ju tegelikult ainuke vald, kellel on kesklinnaga piir. See on nagu see, mis tõi selgelt teiselt poolt meile seda valglinnastumist, et meil on tulnud läbi valglinnastumise palju elanikke, et me ühelt poolt justkui pidime seda elukeskkonda ehitama ja teiselt poolt looma neid töökohti. Nüüd, mis on natuke läinud viltu, on see, et see elukeskkond on tekkinud pigem sellistele kontoriinimestele ja töökohad on meil pigem sellised laokohad, et toimubki selline pendelränne, et meie tänane nagu võimalus võib-olla oleks natuke seda suunata see, et kas siis leida tõepoolest ka Rae vallas võimalus rohkem arendada mingisuguseid selliseid kontorihooneid, et need samad elanikud, kes meil siin elavad, saaksid ka siia töökoha siia kodu lähedale või siis tõepoolest leida ka sellised keskkondi, kus ka siis ütleme, ka need laotöölised leiaksid omale elukoha. Nii, te olete, ma saan aru, sisuliselt osa Suur-Tallinnast, mis tekitab minust küsimuse, kas teil on üldse vaja eraldi vallavalitsust, aga tänases haldusjaotuses on fakt see, et Rae vald on vald. Palun, sotsiaaldemokraat Ain Pökler. Jah, ma ütleks selle peale veel lisaks, et iga asi on unustatud vana. Kunagi, kui Eesti taasiseseisvus oli meil väga kuum sõna, oli ime. See tähendab seda, et väga paljus kohtades meil enam ise majandamist ei ole, me oleme vahendajad ja sellepärast ka meie üks prioriteetidest on, et Rae valda edendada just ettevõtlust ja just neid ettevõtteid, kes suudavad mingit kvaliteetseid töökohti ja tooteid luua ja just selle aspektiga, et ekspordivõimekusega tooteid. Kuidas sa seda teed? Seda on võimalik, aga selles suhtes küsimus ongi, valige mind vallavolikokku ja ma näitan, kuidas seda asja on võimalik. Teeme ära. Asi on nimelt selles, et me peamegi lähtuma sellest, siis ei ole küsimust, et kas me oleme Tallinna kõrval, keskel või oleme Kesk-Eestis, kui on ekspordivõimekusega tooted ja töökohad, siis inimesed ilmselt ka koonduvad sinnapoole äärde. Meie asukoht on logistikaettevõtetele soodne. Jaa, mitu asja võib korraga olla, sellepärast logistika tuleb kasutada ära, aga samamoodi me võime luua ka taristust, kus saab ekspordi just asja. See on ka kogu Eestile kasulik eksport. Me võime eks teha igasugu asju, aga miks me ei tee siis? Ma tahaksin aga ma ei tea, ma ei ole senini valla juhtimises olnud. Ma tahaksin tulla ettevõtluse juurde eraldi, täiesti. Aga mind ennast huvitab see identiteedi küsimus, et mis teil siin oleks, kui teil Tallinnat ei oleks endiselt, et saaks selle raundi täis. Palun Eesti 200 Evelina Uusmees.
et selles suhtes ma ikkagi lähen tagasi sinna, et mis meil siin parem on kui Kiili vallas või Raasikul või kuskil seal. Meil ei olegi tegelikult, me olemegi, meie asukoht on see, mis meil on ja ühtepidi me oleme väga nagu nii-öelda õnnistatud, et me oleme siin Tallinna külje all, aga teistpidi me oleme ise hädas ka sellega, sellepärast, et meil ei ole siin piisavalt koolikohti ei ole, inimesed peavad Tallinnasse kooli sõitma, meil pole huvialaringe näiteks siin piisavalt, peabki viima oma lapsi kuskile, viiakse linna Audentesesse igale kaugele, siis teistpidi see töökohtade probleem, et ongi, me tegelikult küla või meie see vald läheb tühjaks põhimõtteliselt hommikul, kõik lähevad sinna ja see pudelikael seal selle lennujaama juures, me näeme, miks järjekorrad seal on, et see on, et nagu tegelikult, et kui me olekski kuskil kaugel, see logistika ja need asjad, eks ju. Aga küsimus on ju, kui Tallinnat ei ole. Kui Tallinnat ei ole, siis me tegelikult ei olegi midagi, selles mõttes tahaks ju midagi, siis tulebki leida see koht, et me saamegi öelda näiteks, et meil on haridussüsteem, siin ongi kõige, meil on siin kõige paremad õpetajad, kõige paremad asjad, et me siis peabki nagu fookuse kuskile mujale panema, eks ju, et me ei olegi, me ei saagi endal, me lihtsalt olemegi see nii-öelda, mis sa ütlesid, kuldse ringi valdse, eks ju, et siin, et ei olegi selles mõttes, et tundub küll kaugelt siin minu arust inimestele, et Rae vallas on hästi tore elada, eks ju, aga kui sa seespoolt siin juba oled elanud 12 aastat, sa näed neid asju, kus on need valukohad nagu, aga väga tahaks, et me saame olla uhkusega öelda, et me oleme Rae vallas, sest seal on näiteks kõige paremad koolid, lastel on kõige lahedam seal mingi ringid, et kõik tahavad tulla, et Tallinna linnast need inimesed tuleksid siia meie juurde nagu neid trenne tegema, mitte me ei peaks oma lapsi sinna viima, et tuleb luua need võimalused, et oleks need ruumid, kus nad saavad neid asju teha ja siis samamoodi need töökohad, kas tuleb mingid neid coworking spaces siia teha, kus inimene ei pea sinna linna sõitma oma mingit asja tegema ja Aga selleks tulebki luua need taristud, kus need ja taristud on vaja luua, kus need on võimalik, et kuni arstiabini välja, eks ju, tegelikult ongi see, et väga tugev see nüüd uus arstikeskus on Ülemiste linnakus, mis tegelikult on jällegi Tallinna linnas, eks ju. Nii, tegemist on siis Kurva kuldse ringi vallaga. Ja kui sa nii paned selle küsimuse, siis tegelikult me ei saa, et olgem ausad. Kohe on meil Reformierakond, kelle käest ma saan juba küsida sellise huvitava küsimuse, mis mulle endale on mõnikord pähe torganud, mu vanemad elavad Viimsis ja mitte väga, ütleme nüüd on muidugi see trajektoor veidi erinev, aga mingil hetkel põllu teititi maju täis, tekkis väga palju uut infrastruktuuri nagu ikka ümber Tallinna ja mul on alati olnud tunne, et ühes sellises riigis, kes on uhke või mis on uhke enda innovatiivsuse ja nõtkuse ja ma ei tea, kõige muu üle, on põllule ehitatud asumid tegelikult ju need, kus peaks kõige paremini tühjale kohale olema ehitatud kõikvõimalikud logistilised, ütleme, pisilogistilised süsteemid, alates kanalisatsioonist, veevärgist, tänavate paigutusest ja nii edasi. Miks ma saan aru, et Rae vallas ei ole õnnestunud seda teil teha, kuigi te olete võimul olnud päris pikalt? Saite kõik otsast alustada? Ma ei saa sellega nõustuda, et me ei ole sellega hakkama saanud. Ei, ma küsin, miks... Kindlasti on kitsaskohti, mis on tekkinud ennem seda, kui Reformierakond võimul oli. Aga kui selle eelmise küsimuse juurde tagasi tulla, et Tallinn on või ei ole, et ettevõtlus, ma arvan, et ei ole omavalitsuse ülesanne reguleerida turgu kuidagi. Et täna on Rae vallas 1000 elaniku kohta 3500 töökohta. Et need business tekib sinna, kus ta koht on. See ei ole niimoodi. Meie küsimus on täna hoopis see, et kuidas ettevõtjatelt midagi meile ka tuleks. Ehk siis on ilmselt vaja riigi poole pöörduda, et ei ole meie kehtestada maks, vaid midagi ettevõtlusest võiks omavalitsusse tulla, mis maksu kehtestama, nii et ja võiks lihtsustada lihtsalt asju, aga regionaalpoliitiliselt see on niisugune vägivaldne, et Tallinn on või ei ole. Et see Tallinn on seal, kus ta on ja Rae vald on siin ja kuldse ringi valdade mõttes Rae vald on rattast suure piigina väljas. Et kui Viimsi vald tuli korra jutuks siin, siis identiteediga on niimoodi, et identiteet teatavasti kasvab kuidagi mingi aja jooksul. Meil on täna 500 sündi aastas. Me saame seda identiteeti kuidagi mõõta võib-olla 10, võib-olla 20 aasta pärast. Aga Viimsi, Saku, Saue, Viimsi Saue just nimelt, kui võtta kohustused, mis on omavalitsuse kohustused, siis Viimsis ja Sauel on näiteks 950-960 lasteaia kohta. Meil on 1850. Aga ikka on pooled puudu. Jah,
ja siis on millise hooga ja mismoodi me neid klotse ehitame või ei ehita. Et ilmselgelt täna kõik võimalikud lasteaiad, koolid, mida vald täna ehitanud on mõeldud sellega, et see kasvu graafik jookseb 30 aastat ülespoole. Et need on vajalikud ja need on möödapääsmatud, et kuhu see ressurss meil läheb. Kui Rae vald oleks riik, siis ma peaksin praegu järeldama, et te olete massimigratsiooni ohvrid. Tuleb ära oodata, kuni sisserändajad otsustavad, mida nad teha tahavad selle vallaga. Aga see on, väljend on jälle vägivaldne, et ilmselgelt Rae vald toimetab ja teeb oma koolide, lasteaedade, kõige muu asjaga märkimisväärselt hästi. Muidu üle Eesti teised omavalitsused ei küsiks meie käest, kuidas te seda tegite või kuidas te seda tegite. Ja kõik need ümber olevad väiksed vallad, mida siin eelnevalt nimetati, siis nendega Rae vald teeb täna väga tõhusat koostööd. IT-valdkonna arendamisel, õpetajate koolitamise arendamisel ja nii edasi. Nüüd erakond, kelle esindaja ainsana ütles esimeses raundis midagi selle kohta, et tahetakse hoolitseda selle eest, et inimesed ei lahkuks, noored ei lahkuks vallast, on Keskerakond. Jah, me näeme seda, et me ehitame, investeerime ja tulevikus, kui noored otsustavad, et siin ei ole ligidel võib-olla töökohta, ei ole võimalik jääda elama siia, et nad leiavad kuskil Tallinnas paremat kohta, on mugavam. Et kui me jõuame tagasi selle küsimusele, kui Tallinn võtame ära, siis me näeme, kui palju meil on probleeme, et Tallinn päästab valda. Et meil on meditsiin, mis lonkab, mida peab paremaks tegema, mitte sõitma, kui sa oled haige Tallinnasse. Samuti meil on probleemiks põllumajandus. Ja see, et me ei kuule, mis on nendele, me tahame suuremaid ettevõtteid sisse tuua, aga me ei näe neid ka väikseid. Ei kuule ka, kuidas on võimalik aidata. Et siin saaks töökohad, siin saaks need noored midagi teha paremaks, et nad saaksid, jääksid siia elama. Me ehitame neid lasteaedu, koole, aga tulevikus võib-olla neid ei ole vaja, sellepärast, et nad sõidavad kõik minema. Või vananevad meie inimesed, siis ongi küsimus, et me täna tahame noorte jaoks teha seda elu siin Rae vallas atraktiivsemaks. Suur tänu. Ma vist jõudsin kõige lähemale vastusele enda küsimusele sellel hetkel või selles kontekstis, kus Reformierakonna esindaja ütles, et Tallinna, mitte üksi muidugi, aga väljendus kõige selgemini, et Tallinna eemaldamine sellest võrrandist oleks vägivaldne, kuna see on elu fakt, ma saan aru. Ja selles mõttes koorub siit välja üks võimalus suhtuda selle valla ellu, ehk siis tegemist on küsimusega, ütleme, see Tallinna ümber olev ring on jaotatud sektoriteks ning valla valitsemine on sisuliselt küsimus sellest, kuidas seda sektorit, mis parajasti kellegi käes on, võimalikult efektiivselt majandada. See on hästi tehnokraatlikult püstitatud küsimus, aga siin ei ole eriti palju ruumi sellele, mida ma siin otsisin alguses, ehk siis identiteedile, mis seob neid inimesi, kes juhtuvad siin olema, kui nad parajasti Tallinnas ei ole siin. Eesti 200 ütles kenasti, et see vald jookseb päeval tühjaks. Eks see on täiesti huvitav mõte teatud ulatuses selles mõttes, et mis siis seob neid inimesi. Ja Eesti 200-lt ma saan ka selle mõtte või idee, te ainsana mainisite e-tööd või ütleme seda meie ka muutuvat reaalsust, kus üha rohkem on võimalik ja tegelikult tulekski ilmselt teha tööd, mitte transpordisüsteemi koormates, mitte riskides nakatuda ja nii edasi, kodust võimalikult palju. Isegi praegust ma ise töötasin sellises nagu co-working space'is, aga see oli ka Tallinnas. Ja see on see baas, kus ma näeksin, et need inimesed, kes siin elavad ja töötavad, eks, mida nad siis tunnevad, et see vald annab neile lisaväärtusena, mida ei anna neile Kiili, Raasik või ma ei tea, ükskõik mis teine vald, et nad ära ei läheks. Aga mulle tundub, et te kõik tahate, suur osa teist tahab nüüd rääkida sellest, siin on 2 dimensiooni, mida ma näen, mis on olulised ja valla nagu poliitikute kompetentsis ja haardeulatuses. Üks on ettevõtlus. Seda
kohaliku rahastamise protsentide muuta ei saa, sellest pole siin mõtet rääkida, eks riik annab teile ikka nagu ta annab, aga te saate rikkamaks saada loomulikult võttes rohkem makse. Ütleme siis enda proportsiooni osas rohkem makse. Ja ma tahaksingi küsida nüüd, see on üks dimensioon ning teine dimensioon on siis, kuidas te raha jaotate. Ma tahaksingi nüüd debatti proovida selles kahes lõikes nüüd juhtida. Üks küsimus siis ongi, kuidas te vallale tooksite rohkem raha sisse, ettevõtlus või minu võrast ka midagi muud, millele ma praegu mõelda ei oska. Ja siis, kui me oleme selle läbi arutanud, ma arvan, et võiks rääkida ka mündi teisest küljest, ehk siis kuhu see raha peaks minema, võitlemaks siin selliste fenomenidega nagu ääremaastumine. Ma saan aru, et näiteks Peetri ja Vaida on väga erinevad kohad. Transport, kõik see haridussektorisse puutub ja EKRE poolt tõstatatud kultuurilised küsimused, mida keegi teine pole puudutanud, mis kultuurielu teil siin üldse on. Eks? Aga alustame ettevõtlusega. Kuidas te teeksite valla rikkamaks, kui ta on täna realistlikult loomulikult? Ja teeks seda niimoodi, et te räägite kõik üks korda, aga tõstke järjest kätt, et ma ei hakka neid enam seda järjekorda siin, palun, Isamaa. Ja, et ma viiksin selle kokku nüüd just selle eelmise teemaga, et meil on täna, me oleme nagu selline paljulapseline pere, et nagu me ütleme, et meie elanikest väga suur osakaal on lapsi, et me oleme nagu selline suur pere, jah, me ema, isa teenivad hästi, aga meil on ka palju suid, kes nagu söövad ja valla maksuraha ju enamuses täna lähebki nende ülalpidamisele. Ja kuna nagu Madis ütles, et meil on siia väga palju ettevõtlust tulnud, siis ma arvan, et ongi oluline luua side nüüd koolide ja ettevõtete vahel. Et need samad meie lapsed, kes täna siin elavad, leiaksid nii-öelda endale sobiva töökoha just meie vallas, et nad ei läheks siit ära, vaid nad tuleks siia tagasi. Ja teistpidi ongi siis see, et kui me vaatame meie elanikke, kes on siis enamuses valglinnastumise järgi tulnud noored elanikud linnast, siis nad kolivad järjest vanemaks saades linnakärast natuke kaugemale ja võib-olla me peaksime sinna äärealadele tekitama ka veel selliseid looduslikult kauneid elukeskkondi, võib-olla nagu on meil siin mere ääres naabervaldades, et ka meie nii-öelda sellised elanikud, kes on siis lapsed suureks kasvatanud, aga on siiski veel head maksumaksjad, jääksid meie valda, vaid ei läheks kuskile naabervalda edasi. Kui rääkida valla maksutulu kiirest suurendamisest, siis Rae valla eelis on kindlasti see, et me oleme saanud tagasi need kunagised Tallinna maad. Meil on maad, mida siis ettevõtluseks kasutada, et me oleme seda siiani kasutanud müües ja sellest rahast koole ja lasteaedu ehitunud, aga kui me oleme loonud siia sellise atraktiivse keskkonna ja vallal on selle atraktiivse ärikeskkonna lähedas maad, siis me peame täna kaaluma, kas seda on mõtet müüa või panna see maa siis tegelikult kas läbi hoonestusõiguse või siis läbi lausa sellise ettevõtluse vallale tulu teenima, et sellest samast maksutulust või ütleme siis sellest renditulust oleks võimalik ka siis jällegi lisandväärtust meie elanikele luua, et see on lühidalt kõik. Kinnisvara arvel elades on ka päris huvitav mõte. Kindlasti arvestades selle maa väärtust. Keskerakond, palun. Ei, täna päeval kohtusin, jagasin infot elanikele ja üks ettevõtja, naisterahvas, kes ütles, et Rae vallas ongi probleem sellest, et ettevõtjaid ei kuulata. Et nad jõuaks oma mõtedega nagu, kuidas võiks nagu arendada ettevõtlust, siis neid siin ei abistata, neid ei kuulata piisavalt, aga see ongi see moment, kus ongi võimalus siia rohkem neid ettevõtteid tuua ja leida koos, kuidas on võimalik nagu elanikke kaasata selle juurde ja siis ka, kuidas on võimalik paremini elu siin teha. Et ettevõtlus, põllumajandus samuti on osa meist Rae vallast, on põldu, on võimalus talud, kes võiksid tegeleda sellega ja Rae vald võiks aidata, siis siin on ka natukene probleeme. Kaks esinejat ja ettevõtluse raames on meil kinnisvara ja põllumajandus. Reformierakond, ma pakun, tuleb välja natukene laiema vaatega. Palun. No esimene asi on see, et
keegi üks valijatest, kellele võib-olla kuskil nänni jagatakse, kes ütleb, et ettevõtjaid ei kuulata Rae vallas, siis ma kategooriliselt olen selle vastu. Et see kool, kus me siin asume, siis kool ja ettevõtjad teevad väga tihedat koostööd. Ma ei tea ühtegi juhust, kui oleks seatud piiranguid mingisugust sorti ettevõtlusele. Et kui rääkida nüüd see küsimus, mis oli tulubaas, et ma arvan, meie tänane probleem on see, et 22 000 elanikku, ma arvan, et tegelikult Rae vallas elab vähemalt 25 000 elanikku. Täna on küsimus, et kui need inimesed, kes maksu maksavad, oleksid sisse kirjutatud, erinevatel põhjustel nad on kus iganes sisse kirjutatud, et säilitada mingit muud hüve. Lasteaia koht kas või kuskil Tallinna. Jah, mida iganes need põhjused on, et ma arvan, et tulubaasi suurendamine on täna kindlasti see, et see inimene, kes siin elab, meie taristut kasutab, oleks ka siia sisse kirjutatud. Mis puudutab põllumajandust, siis Vaida piirkonnas olen ise inimestega kohtunud, nende küsimused on pigem riigimaade rendid ja et need saavad renditud sellistele firmadele, kes tegelikult põllumajandusega ei tegele. Siin kuidagi vald, me oleme seda teavitanud, vald siin kuidagi nagu toetavalt kaasa rääkida ei saa. Et see, mis puudutab põllumajandust, siis need tingimused ja need võimalused, maaressursid teatavasti põllumajanduse jaoks, mida vaja on, ma arvan, et need on täiesti tipp-top kasutatud. Alati saab paremini. Ja on erinevad aastad, kus põllumajanduse asju, aga põhiküsimus oli, kuidas tulubaasi suurendada, siis ma arvan, et see kindlasti on üks koht, millised maksud. Ma arvan, et need maksud, millest me võime rääkida, ala parkimistasu, mis ilmselt on hoopis korralduslik ja töökorralduslik küsimus, mida ilmselt Rae valla põhjapiirkonnas peakski rakendama. Et need on kaduvväiksed numbrid. Meie põhisissetulek on siiski ikkagi tulumaks. Ja riigi toetus, kui saaks kuidagi, ma pean ütlema, et viimasel ajal isegi natuke on riik räägib meiega nagu võrdsematega ja me ei pea kogu aeg tõestama, et me oleme see vald, kus asjad toimuvadki ja kus oleks rohkem tähelepanu vaja. Et näiteks koolide rahastamine, pearahasüsteem on täna selline, et Rae vald 200+ 1000 iga aasta saab riigilt selle arvestusega vähem, et me oleme nii kiiresti kasvav vald, kui me selle korda saaksime. Ja niisuguseid väikseid näiteid oleks veel, et maksutulu ma ei näe ühtegi kohta, kus märkimisväärset maksustamist võiks kehtestada, et see võiks tulubaasi niimoodi suurendada, et meie probleemid läheksid kuidagi lahjemaks. Ühesõnaga, enamuses taandub see probleem selleni, kuidas siis riigiga suhelda ja see riigiga suhtlemine on kõik võimalikud, et ongi mingisugused järjepidevused. Et täna näiteks Maanteeametiga, ma julgen öelda, viimase poole aasta jooksul on väga positiivsed arenguid olnud. Kas või see sama Vana-Tartu maanteeäärne turvalisus ja kuidas need bussipeatused on ja kuidas lapsed kooli jõuavad ja kõik selline koostöö. See, et buss on Lääne-Harju ja Põhja-Harju läbiv Rapla maakond, me võime neid busse panna, kõik, kes on asjaosalised olnud, teavad, et Uuesalu buss pandi käima, seal napilt ei olnud sõitjaidki. Transpordi juurde ma tuleksin tagasi, aga räägime siin veel üldisemas plaanis sellest, kuidas vald võiks rikkamaks saada või paremini midagi teha Eesti 200. Jah, ma tahtsin seda Madise seda asja kommenteerida, et see tulubaasi suurendamine, täpselt me jõuamegi sinna, et inimesed ei taha ennast siia sisse kirjutada, sest et tal ei ole seda lasteaia kohta näiteks ei ole, et ta teab, et kui ta seal elas, eks ju, Kristiines näiteks, ta seal saab kiiremini selle koha kui siin. Et ühesõnaga see nagu see ongi see niimoodi nokk kinni, saba lahti, eks ju. Aga meie mõtleme, et seda ettevõtlust saab läbi ka selle nagu arendada, et detailplaneeringute kiiremaks muutmine. Et ühesõnaga, kui praegust mina tean, et on koheldakse erinevaid partnerid erinevalt, et mõned saavad palju kiiremini need detailplaneeringud kätte, et mõnel läheb 3 aastat, siin mõnel pool aastat,
et see ebavõrdsus ja kui ettevõte teab, et kui ta tahab Rae valda tulla, et siin on kiire asjaajamine, siin ma saan kiiresti oma, ma ei tea, mis iganes äri või mis asja püsti panna, et ma arvan, et juba see on see, kui nad teavad, et siin et me olemegi selline vald, et siin on kõik digitaalselt kiiresti, ühesõnaga, et neid kõiki võimalusi ära kasutada. Siin on selge seisukoht. Raivo Uukkivi oli järgmine mul. Jah, mul oli ka siin Madisega, tahtsin nõustuda isegi ühes osas, et kohalikud maksud, see on naljanumber, mis seaduse kohaselt on võimalik panna, see ei too ühelegi vallale mingit rikkust välja arvatud, siis Tallinna linn võib-olla, kes seal oma parkimistasudega võimeline midagi teenima, aga paadimaks on ka, eks ole, võimalik teha veel, eks ole. Aga mis puudutab siis meie sissetulekut ja ettevõtlust, siis siin on ju selge, et meie saame oma sissetuleku puhtalt ainult üksikisiku tulumaksust. Üksikisiku tulumaks laekub siis meie valda, kui inimene on eelmise aasta lõpuga meil sisse kirjutanud ennast, ehk siis 1. jaanuari seisuga on ta meie registris. See tähendab seda, et me saame oma teenuste hindadega küll mõjutada inimesi siia sisse kirjutama. Aga siin ka Madis sellele püüdis nagu tähelepanu juhtida, aga samas reaalsuses on Reformierakond seda just sellel perioodil nagu eiranud, et me tegime ka ettepaneku lasteaia kohatasu osas, et teeme niimoodi, et tõstame kas või kohatasu lakke ja kõigile, kelle vanemad on meil sees või siis üksikvanem, eks ole, sisse kirjutatud, nendel laseme kohe poole alla. Aga see ei lennanud see idee ja tänu sellele siis hoopis maksu kasvatati. Loomulikult see ei kutsu kuidagi seda maksumaksjat. On väga palju jõudnud neid inimesi, kes on kurjad, et mingid soodustusi asju saavad need, kes on mõlemad siia sisse kirjutatud. Ühesõnaga. Ja maksuraha oleks tulnud meile siis isa oleks, kes on tavaliselt on rohkem teeniv, eks ole, oleks tulnud meie registrisse, oleks toonud ka oma maksu siia ja nüüd on jääb ikkagist ainult ema, kes tööl ei käi on ja nii edasi. Et niisugused nüansse on, et nendele võiks ikka tähelepanu pöörata ja isegi siis natukene nagu võib-olla mõtelda, kui see ei tule nagu koalitsiooni poole pealt see idee, et natukene arvutada ja võib ju näha, et asi on ju kasulik päeva lõpuks, eks ole. Nii et ma vaatasin, et Reformierakonna valimisplatvormis oli see aasta ka sees see sama asi, et seisame perede kasvamise eest ja ma ei tea, kuidas täpselt seisate, ja teise lapse lasteaiatasu väheneb poole peale. Ja nüüd toongi selle näite, eks ole, et kõigepealt tõstate 30 eurot kõrgemaks ja siis vähendate 15 eurot, eks. No see ei kutsu ju teisi inimesi siia nagu sisse kirjutama ennast. Nii et loodan, et järgmisel perioodil siis natukene kainemalt siis mõeldakse nende asjade peale ja jäetakse see parteipoliitiline pool ära. Või siis minna sinna peale, kus nagu Tallinna linnas ju Reformierakond ütleb, et võtame lasteaiatasu maha. Võtke lasteaiatasu maha omadele ja kõik nad tulevad siia oma maksudega. Aga meil pole neil on ju puudu siin. Aga see ongi, aga me peame hakkama sellesse ehitama, see on selge, eks ole. Me ei saa, sellest me ei saa loobuda, sest et ehitama me peame niikuinii, see on seadusest tulenev kohustus. 1,5 kuni 17 aasta on lapsed on meie omad. Mitte ei ole laste vanemate omad, vaid on kohaliku omavalitsuse omad. Sealt edasi jälle keskkool ei ole üldse meie asi. Väga põnev. Aga nüüd ma annaksin sõna, oli sotsiaaldemokraadid järgmisena? Ma ütleks, jah, eelnevad ütlesid, et põhiline Rae valla sissetulek ongi nagu tulumaks, aga siin tulengi, nagu eelnevalt juba rääkisin, et vallas peakski soodustama just väike ja keskmiste ettevõtete arengut ja just, kes loovad kvaliteetseid töökohti ja just ekspordisuunitusega, siis hakkavad moodustama ka sinna inimesed. Mis on valupunkt praegusel momendil selle sissetulek nagu tulumaksu just, et Rae valda tulemisel on. Näiteks on näite Vaida piirkonna, mis senimaani ei ole inimestel elamiskohti. Viimane korterelama ehitati 1987. Võite ise arvata, mis periood siis oli. Rohkem pole sinna kortermaju ehitatud ja see ongi probleem. Kui ei tule inimesi, siis ilmselt ei tule ka tulumaksu. On sinna inimesi tulemas või? Kindlasti on. Absoluutselt. Praegusel momendil Vaidas neid niinimetatud vanemaid korterid müüakse, üüritakse, küsitakse. Loomulikult sellepärast, ütleme jälle, nüüd on see eelmine küsimus ära, et Tallinna on siiski meil Rae valla kõrval olemas. Tallinnast on 10 minuti tee, on Vaida. Ei ole küsimust. Aga kui sinna oleks ka taristu, kus oleks võimalik ka töökohad seal ligidal, kindlasti siis tuleb ka, see on nagu Eesti rahvakeeles nokk kinni, saba lahti, kui me teeme elukohti, tulevad inimesed, kes seal on ja kui tal on seal töökoht, siis jäävad nad sinna, nad ei lähe mitte kuskile ja sealt tuleb ka tulumaks.
keset Vaidat on üks suur kinnistu, vähemalt viimased 25 aastat seisnud, kuhu ma näen, et võiks ettevõtlus vabalt areneda ja mis puudutab elamuehitusse, siis järgmisest kevadest hakatakse Vaita ehitama umbes 140 elamuühikut, et sellega kuskil liigutakse, et need uksed, mis lahti on, las olla lahti, et ärme neid murra. Viimane kortermaja ehitatud 1987. Kas selleks oli vaja sellist perioodi oodata, kuni sinna tuleb? Järgmine kevad on päris ligidal. Kool ehitati, lasteaia territoorium on juba ammu, minu meelest on eskiisil olemas, aastast 2015 või isegi varem veel olemas uue lasteaia koht, aga lihtsalt küsimus on see, kui ei ole inimestel elamiskohti, siis ei ole sinna ka inimesi tulemas. Ei ole mõtet lasteaeda ehitada siis, eks ole. Nii, selle raundi nüüd lõpetuseks, et saaks selle otsad kokku tõmmata, palun EKRE, teie vaade. Aitäh. Et tõsi ta on, loomulikult tulubaasist ongi tulumaks moodustabki see 70%, mis moodustabki meie eelarve tulud. Et ega tulumaks ei ole nagu maks iseenesest, ta ikkagi tekib sellest, et kui suured on siis need töötasud, mida siis inimesed saavad. Valdavalt meie inimesed käivad ikkagi Tallinnas tööl, suur osa, mida Madis Sarik tõi välja, et see suhe, et meil on 3000 töökohta, aga 1000 töötajat, see tähendab seda, et tegelikult meil tuuakse töötajaid ju sisse. Bussidega tuuakse sisse konkreetselt tööjõudu, kes siis teevad siin meie valla territooriumil töö ära ja lähevad oma kodukohta tagasi, ehk siis sisuliselt viivad oma tulumaksu minema, mis nii-öelda valda ei jää. Mis omakorda viitab ikkagi sellele, et me peaksime looma selliseid töökohti, mis siin ka varem läbi käis, et meie noored lahkuvad vallast ja nad siia tagasi ei pöördu, ehk siis meil ei ole katet, et nagu Raivo Ukiv ütles, et need noored on meie omad algusest peale, sünnist kuni 17. eluaastani on meie omad, mis tähendab seda, et see on meie põhikulu ka, nende ülalhoid, nii haridus ja nii edasi. Ehk siis selle katteks meil ongi vaja tegelikult ju luua selliseid töökohti ka või vähemalt soodustada selliste töökohtade tekkimist, mis jätab need noored ka paikseks. Või siis tulevad siia teised noored, kes samuti jäävad paikseks. Nii et see on selline ülioluline, et ma saan aru, et meie logistiline asukoht soodustab erinevate logistikafirmade, logistikakeskuste tekkimist, aga fakt on see, et nendest keskustes ju ütleme nii, et väga kõrget mingit lisandväärtust ju ei looda sisulist. Seega siis see töötasu ei ole märkimisväärne ja kui sinna juurde veel võtta see, et need isikud ka tuuakse väljastpoolt sisse, siis sisulist kasu vallal ei teki. Ehk siis meie võimalus on see, et me loome võimalusi, me loome sidemeid, me loome algatusi, et me saame luua siia kas siis mingisuguseid tehnoloogiaklastreid või mida iganes. Ehk siis need võimalused on ja teine küsimus on... Mulle meeldib see mida iganes. Just. Mida iganes. Just. Et seda näitab aeg ja see näitab arengud ja analüüsid. Ja teine küsimus on see, et ega meie arendus ja planeerimine ja kuidas me ennast positsioneerime sellel maastikul. Ega fakt on see, et meie arendajad, kes siin iga arendus toob kaasa siis mingisugust etapist uue lasteaia, uue kooli ja nii edasi. Ehk siis kindlasti on need tulumaks või see põhibaas viitega, ehk siis me kanname kogu aeg oma arengu eest suuri kulusid. Ehk siis meie kulud valdavalt on ju haridus. Nii et siin on üks võimalus, mida tasuks kaaluda, tasuks mõelda ja tulubaasi suurendamise kontekstis või läbi kulude vähendamise tasuks mõelda, et arendajatele ka mingisugused suuremad kohustused, kus nad peaksid kandma siis kohustusena toetada siis lasteaedade või koolide ehitamist.
kas siis läbi kaasfinantseerimise või muu instrumendi. Nii et see võtaks ka meie selliseid põhikulusid maha, millega me oma see tulubaasi... instrument muuseas on täna olemas, aga see instrument on väga väike ja riiklikult me oleme püüdnud seda kunagi läbi suruda, et seadusesse sisse ja see vilistati niimoodi maha laua pealt, et nüüd vist tuleb. Nüüd on menetluses ja nüüd antakse. Ehk siis sisuliselt ma tahan öelda seda, et täna me ütleme, ei käitu nagu väga heaperemehelikult enda rahaliste vahenditega ja sisuliselt anname kasumi välja, aga kulud ja kohustused jätame endale. Et ehk siis see kohustuste ja õiguste ja kohustuste tasakaal võiks olla rohkem paigas. Nii, suur tänu. Ma loodan, et vaatajal on selgem pilt sellest, mida vald täpselt teha saab, mida ta teha ei saa ja kuhu enda raha panna või mul. Aga Rae vallas Ain Põkler olen mina. Ma saan aru sellest, aga te tahate samas teemas jätkata? Samas. Mul on natukene raske seda asja juhtida, kui te siin tagasiulatavalt teema uuesti üles võtate, aga olgu. Härra Raul Seebiga, mis tal esimene küsimus oli selles suhtes, et sai siin öeldud, et Rae vald oma geopoliitiliselt on selles suhtes hea, et siia logistikafirmad, siin on mitmed ütelnud. Jah, ta on selles suhtes hea, et meid läbib sisuliselt Tallinna ringtee ja logistikafirmade asukoht on täpselt selle ringtee ääres. Aga Rae vald on vähe suurem kui ainult Tallinna ringtee ümbrus ja sinna on ka muud taristud. Ma tahan jõuda selle elukvaliteedi küsimuseni, aga eraldi võib-olla rubriigina, kui ma praegu tahaksin edasi minna küsimus transpordist. Ma ütlen ausalt, mina väga täpselt ei tea, mis on valla kätes, mis ei ole valla kätes, aga ma saan aru, et selle valla eripärasid arvestades logistilised sidemed Tallinnaga, siis inimeste sidemed Tallinnaga, inimeste transport ja nii edasi, võimalused Tallinnasse jõuda ja Tallinnast tagasi saada on võtmetähtsusega ja palun jällegi öelge mulle ja ka siis muidugi rohkem vaatajatele seda, mida te kavatsete kas siis paremini teha, teistmoodi teha või mille tegemist jätkata selleks, et see transpordisuhtlus Tallinnaga oleks võimalikult hea ja jällegi ma jätaksin selle asja initsiatiivi põhiseks, ehk siis kõik palun rääkige, aga kes esimesena tõstab käe, siis saab esimesena rääkida, palun. Raivo Uukimi. Ma ei ütleks, omades kogemust ka mitmes muus vallas, eks ole, siis töötamisel ja analoogsest nagu teemast pidevalt rääkimisel, siis ma ei ütleks, et Rae vallas nüüd oleks Tallinn ja Rae valla vaheline nagu ühendus oleks vilets. Et see on päris hea Jürist vähemalt alates, ma ei tea, kuidas Vaidas on, et Rae vald oma kujult on pikaks venitatud ja võib-olla Vaidas tõesti nagu jälgub seda buss sinna kauem sinna Tallinnasse ja teeb rohkem haake sisse, aga üldiselt on see ühistranspordiga, mis on siis nagu riigi poolt organiseeritud on ju tegelikult ju hästi. Ja Rae vald ju tegelikult ise saab seal ka kogu aeg sõna sekka öelda, sest me oleme ju asutanud vist aastast 2006 või sellise MTÜ, kus on ühistranspordikeskus, kus on ka riik sees ja omavalitsusliit sees ja kõik omavalitsused on seal liikmed, nii et nad saavad seal väga operatiivselt neid asju nagu arutada ja teha. Lisaks on Rae valda läbib ju ka osaliselt nagu rong, mis teeb ka selle liikluse päris heaks. Aga mida saab vallavalitsus teha ja ilmselt on ka teinud, on niisugused teemad nagu põhiliinidele siis ettevedu või siis keskustesse vedu ja siin ilmselt on veel ka vajakajäämisi ka palju, sellepärast et täna on meil ju juhtunud niisugune paha asi, et meil on Jüris on perearsti või tervisekeskus, eks ole, ja millegi pärast siis Vaida ja Lagedi inimesed peavad hakkama ka sinna käima. Vaata, see on vanale inimesele, kes kõige rohkem võib-olla nagu arsti peab külastama, on see nagu küll nagu üle jõu käiv, et kui võib-olla 1 või 2 korda saab bussiga päevas Jürisse, siis see on nagu küll halvasti. Et see on teema, mida peaks nagu vallavalitsus kindlasti tegema. Nii, Isamaa, palun, järgmisena. Jah, et kui me vaatame Rae valda, siis me oleme selles mõttes natuke teistsugune kui teised vallad, et meil siis pool valda, mis siis jääb Tallinna äärde, on selline linnaline keskkond ja siis kuni ringteeni see linnaline areng on meil ka planeeritud ja teist poolt ringteed on jälle sükene hõredam ja hajusem keskkond, et ega siia nükest terviklikku ühistranspordi luua ongi keeruline, et ilmselt linnast kopeerida seda pole mõtet, vaid tulebki leida siis meile sobiv ühistransport.
ja mulle tundub, et me peaksime katsetama ikkagi seda nõudepõhist ühistransporti, et me ei pane sinna vaita seda bussi tühjalt sõitma, et võib-olla äkki üks inimene tahab sõita, vaid nõudepõhise ühistranspordi puhul siis lihtsalt vastavalt elanike soovidele, kus nad siis saavad kaasaegseid nutiseadmed kasutades omale siis sõiduaja broneerida, siis moodustatakse siis sellised uued võimalikud vajalikud liikumised ja läbi selle saab katsetada, et kas selline lahendus võiks meil olla efektiivne. Ja kui rääkida siis ühendusest Tallinnaga, siis ega meid natuke hirmutab tõepoolest ka Tallinna enda areng, seesama Ülemiste areng, kuhu siis Ülemiste keskus laienevad, kuhu tuleb ka siis see Rail Baltica jaam, kuhu tuleb koormust juurde, et meil on ju see Mõigu vahel see Tartu maantee pudelikael. Ja ma arvan, et ka seal tasuks ikkagi mõelda, et kunagi on Tartu maanteed rajades siis üks maja sinna nii-öelda pooleldi teele ette jäänud, millel on siis sinna köögiakna alla see müramüür tehtud ja reaalne elu täna on selles, et see ei olnud hea elukeskkond, see inimene on selle ära müünud, sinna on tulemas arendus, mis siis selle probleemi lahendab, et võib-olla siin peaks vald koos linnaga ja võib-olla ka riigiga seljad kokku panema ja need linnamajad, mis siis täna seal nii-öelda pudelikaeva moodustavad ja ka siis nii-öelda köögiaken vastu müramüüri on, et võib-olla tasuks nende elanike suhelda, neile pakkuda mõistlikku raha, et nad saavad omal osta elamise kuskile mõistlikumasse kohta ja me saame ka siis selle pudelikaela probleemi lahendatud, kuhu me saame siis ühistranspordi teha ja ka võib-olla sellist säästvast arengust tulenevat kergliiklumist rajada. Väga huvitav, aitäh. Reformierakond? No mis puutub nõudepõhisesse transporti, siis Vaida ja Lagedi piirkonnast täna kõik soovijad tuuakse taksoga ukse eest arsti juurde ja viiakse taksoga ukse eest tagasi. Kindlasti on kuskil mingisuguseid asju, mida saab selles valdkonnas paremini teha. See, mis puudutab üldiselt transporti, et see on näha, et Lagedi piirkonnas rongiliikluse äär toetab arengut, elamuühikuid tuleb sinna järjest juurde, no peab seda kooli hakkama. Aga mis on täna transpordi mõttes küsimus, on sisetransport ehk siis niinimetatud huvialaring. Me täna seda oleme välja töötamas ja see on see koht, kus ükskõik, kus see valla laps õpib või kus ta täpsemalt asub, siis ta peab saama kõik neid treeningvõimalusi, kas või uus pneumahall, ujulad, mida me ju igale poole ei raja. Ja see tähendab seda, et me oleme välja töötamas ühte 9 siseliinile lisaks huvialaringe, ehk siis, et need oleks võimalik liikuda meie piirkondade vahel, nii et lapsed oleksid huviringis, saaksid käia. Nagu koolibussid põhimõtteliselt siis? No ütleme, need siseliinid ongi meil nagu koolibussid ja need liiguvad täna 2 korda päevas. Hommikul, lõunal ja peale tunde 4 ajal. Ja see on kõikidele valla elanikele ka avatud. Et see ei ole, me ei nimeta seda koolibussiks, see ongi siseliin ja see on kõigile tasuta ja kõigile sõitmiseks. Selge. Eesti 200, palun. Jah, rõõm kuulda, et ühesõnaga see mingi uus liin tuleb, aga vähemalt minuni on jõudnud infot, tähendab seda, et need koolibussid või sisegraafikud, need ei klapi õpilaste koolitundidega, et ikkagi õpilased peavad siin tunde ootama, et nad saaksid näiteks Uuesallu sõita, siis üldsegi need, kes elavad teisel pool Tartu maanteed, mis on meil kõige nagu suurem valupunkt, nagu kuidas need lapsed kõik liiguvad siia, sest et sealt ei ole üldse ühtegi tunnelit, ülekäigurada, kuskilt nad ei saa sealt tulla, nad peavad suure ringiga tulema, need, kes näiteks tulevad siia Kindluse kooli. Et ühesõnaga, meie mõte on see, et ikkagi tuleb võtta need koolidega maha istuda, vaadata, millal koolitunnid lõpevad, nagu et saada need jooksma siis need bussigraafikud ja koolitunnid, et ikkagi lapsed ei peaks siin ootama, sest et mingi aeg saab rattaga sõita, aga kui sul ikkagi talv on, siis enam ei saa, et sa siis jäädki seda bussi ootama siia. Aga jah, see nõudepõhine transport, see on kindlasti väga hea idee ja mina usun seda, et tegelikult ju vallal on ligipääs
väga suurtele andmetele, kuidas meie mobiilside, kõik see asjad, kuidas inimesed päriselt liiguvad siin. Et juba neid andmeid saab võtta aluseks selles, kuidas siis oma neid bussigraafikuid ja asju teha, et millal inimesed liiguvad ühtepidi, teistpidi, millal nad Paidlast tahavad tulla, no see on kõik need asju saaks nagu, et seda teadmist saab kõik ära kasutada kindlasti, et inimesed päriselt liikuma saaksid. Ma oleks üllatunud, kui vallal on ligipääs sellistele andmetele, aga võib-olla, et on igal juhul repliigi korras. Meil üks ligipääsu pole, jah. Ma tahtsin selle koolibussiga, et kas loomulikult oleks normaalne, et laps tuleb kooli teatud lühikese aja jooksul, tihti nad jõuavad varem kooli või nad viibivad koolibussi ringis tund aega. Otse loomulikult on see arengukoht, aga see tähendab juurde leida ressurssi, et neid siseliine lihtsalt oleks nii palju rohkem. Täpselt. Ja kuidas see taristu seda toetab? Minu nimekirjas järgmine on Keskerakond. Jah, siin reklaamiti väga ilusasti, et teeme ära. Seda oli võimalik juba 4 aastat tagasi teha. Samuti ühistransport on väga suur probleem ja see, et sõidab üks inimene või sõidab 2 inimest, see ongi probleem, miks sõidab 1 või 2. Seal on rida neid lahendamata asju, platvormid, paviljonid. Kui sa tahaksid ühistranspordiga sõita linna, siis sul ei ole kuskil autot parkida. Selliseid mitmeid asju, mis oleks küsitud, mida on vaja teha, ei ole selgelt küsitud, et mida valla elanik sooviks, kuidas ta näeb seda ühistransport. Kas tal on vaja? No näiteks Aru vallast, kui sa tahad hommikul tööle minna, siis kas tund aega varem sa jõuad linna või tund hiljem. Et see ühistransport oleks õigeks ajaks nagu planeeritud ja mitte see, et ta sõidab kõik vallad läbi, kõik kitsad kohad läbi, aga ikkagi oleks organiseeritud niimoodi, et sa saaksid mugavalt kiiresti jõuda linna, töökohta. Lisaks selle, et samuti need rongid, et koostöö on puudulik ja see võib parandada ja siin ongi need kohad, kuhu peaks suunama jõudu. Koostöö mis suunas? Hetkel ma seda debatti vist ei saa lasta väga laiali, sest muidu meil teemad jäävad katmata. EKRE on mul järgmisena kirjas. Mis puudutab nüüd vallasisest ja siis Tallinna suunalist ühistranspordi teenust, siis jah, et tuleb tõdeda lihtsalt, et tõenäoliselt, nagu siin härra vallavanem ütles ka, et meil on erinevad lahendused ju täna juba olemas, saab isegi ka taksoga sõita, mis on väga, väga hea, siis see viitab pigem sellele, et nii-öelda inimestega vesteldes tagasisidena on ju see, et järeldus lihtsalt teha, et ju siis see informatsioon piisavalt hästi ei liigu. Miks muidu siis Vaida inimesed mitte Jüri perearsti juures ei käi, vaid eelistavad lihtsalt käia kas siis Sikupillis, sellepärast, et lihtsalt nad hommikul muidu lähevad perearsti juurde ja saavad alles õhtul tagasi. Nii et see on see probleem ja muidugi laste koolisõit täpselt samamoodi Jüri Vaida vahel. Nii et ma soovitan rohkem kommunikatsiooni ja rohkem taksosid siis sellisel juhul vähemalt praegusel hetkel. Aga jah, et ega need probleemid linna Tallinnasse saamisega ei ole mitte ainult ju see on isegi Peetris on sellised, Peetri Alevikus on ka sellised probleemid, et sisuliselt Tallinnasse saavad õpilased kooli ainult siis, kui neid vanemad viivad autoga. Ehk siis jah, seal käivad ka bussid, aga see ei ole kindlasti piisav täna olnud. Nii et see ühistransport on väga oluline küsimus, ükskõik kes siis kuidas siis tulevane vallavalitsus moodustub. Nii et see on selline väljakutse, millega hakkavad kõik tegelema. Tänan. Ja sotsiaaldemokraadid, kuidas teeksite teie siis seda asja? Jah, ütleksin selle peale, et siin räägite väga häid asju ja põhiline asi ongi vallas sisene transport tänasel päeval. Ta on korraldatud, ütleks, et asi toimib, kuid ütleksin, et seda saab loomulikult paremini korraldada ja veel efektiivsemaks. Tänasel päeval jah, koolibuss
sõidab hommikul ja sisuliselt kella 2-3 peal lõunat. Olen näinud need koolibussid, kui nad ei sõida, lihtsalt seisavad, ma ei tea, võib-olla see on kokkuleppes niimoodi, aga nad võiksid sõita ka sel ajal. Ehk piltlikult öeldes võiks teatud kellaaegadel panna näiteks igalt täistunnil liikuma need samad bussid, sellepärast see kutsepõhil ja väljakutsel ma arvan, et need väga tugevalt ei toimi, sellepärast inimesed ei tea kutsu ette, aga kui ta teaks, et iga täistund läheb buss sinna ja saab näiteks Vaida ja Vaida Soo piirkonnast Jüriga võimatu lihtsalt saada ja sellepärast, nagu see perearstiga rääkis, lihtsam on Tallinnasse minna, sest läbi Tallinna saab Jürisse otse ei ole võimalik. Ja selles küsimus on, et seda lihtsalt tuleb transporti natukene korraldada veel paremini. Ta on praegu on korraldatud, aga me ütlengi, et veel paremini. Ja mis keegi ei puudutanud seda ära, jah, siin innovaatiliselt Rae vallas hakkas nagu levima, et teeme trammi, see on täpselt samamoodi ühistranspordiga seotud. Küsimus on selles, mina olen selle peale ütelnud vastupidi, et räägime rööbastranspordist, see on nagu ühiskondlik transpordiks väga hea suund. Nüüd on küsimus see rööbastransport, üks alaliik on sellel ka tramm, aga rööbastranspordil, kas ta on monoreils, kas ma olen ütelnud ka, kas maa all, maa peal või õhus üldse teha, sealt tuleb diskussioon teha, et mis on parem. Või teine asi, need iselikud bussid mingis teatud koridoris sõita, aga see ühiskondlik transport peaks olema, et ta ei ole sõltuv liiklusest, see tähendab, kui ütleme, Jüri või Vaida elanik, ta teab, et sel kellaajal ta läheb ühistranspordiga, siis ta teab, et sel kellaajal on ta sõltumata liiklusest, ilmast, kõigist aspektidest, ta on sellel kellaajal seal teatud punktis. Siis on sellest asjast tolku, muidu sellel ei ole. Suur tänu, ma olen veidi pettunud, et vallas, mille keskmine vanus, nagu keegi meid informeeris, on 32 aastat, ei räägita rohkem rattateedest ja päris tervislikest viisidest, et pääseda kesklinna, aga pääseb ju. Kas pääseb? Pääseb küll, aga see ei ole väga ohutu. Meil on ühendatud meie kergtega võrgustik. Kas ma saaksin istuda siin, ütleme, Jüris rattale ja sõita sellega Sikkupilli niimoodi, et nagu Lundis või kusagil läänes Amsterdamis? Okei. Sel juhul võtan tagasi. Mina sõidan rattaga sinna ja see ei ole oht, see ei ole ohutu. Okei, aga see on omati teema, kahjuks selleks ei ole aega, aga see võiks olla täiesti suur teema. Peaks olema, aga teema, mis ilmselt läheb korda teile siin vähemalt suurem osale rohkem ja võib-olla ka vaatajatele, on see 0-17, see on vist Raivo Uukkivi 1,5 kuni 17 värvikas kokkuvõte, mida te tahaksite teha teistmoodi või paremini siis haridussektoris selles osas, mis puudutab valla kompetentsi. Jällegi teeksin initsiatiivi põhiselt, kes käe tõstab, räägib ja Reformierakond. Ma arvan, et see, mida praeguseni on tehtud, on tegelikult hästi. Meie väljakutsed on olnud ehitada betoonklotse ja ma arvan, et see oskus on meil olemas. Täna tuleb liikuda selles suunas, mis seal klotsi sees toimub. Kõik meie 6 kooli on erinevate suundadega, erinevate filosoofiatega ja vallavalitsusel on kõikide koolidega usaldus ja me laseme teha neil oma suunda. Mis puudutab siis noori üldse, siis ma siin kohal mainiksin, et alla 17 aastaseid on Rae vallas 56% ehk üle poole valla elanikest on alla 18 aastased. Et tänaseks 6 aastaga on loodud huviala kooli juurde näiteks spordiosakond, mis on täna 10-kordistunud, 60 õpilasest on saanud 600 õpilast. Me teeme täna koostööd eraettevõtjatega rajamaks spordirajatisi ehk siis hariduse toetamine on ju hommikul algab ja õhtul lõpeb. See tähendab seda, et terve päeva kool. Me kõikides meie koolides võimaldame seda ja mis täna on lauale tõstetud, on erivajadustega laste kompetentsikeskus. Et mina isiklikult ei saa nõustuda teatud riiklike seisukohtadega kaasavast haridusest, see lihtsalt ei ole nii võimalik. Täna meil oma lapsi, spektri lapsi kuhugi panna ei ole ja me peame looma kompetentsikeskuse, mis on lasteaed,
kool, kutseharidus, eluks hakkama saamine. Ja see on täna laual ja sellega tegeldakse. Ma usun, et see saab ka olema. Ma usun, et siin 7 kandidaadi hulgas ei ole keegi, kes sellele suudaks kuidagi vastu vaielda. Suur tänu. Keskerakond on mul Ei järgmine. vaidle, me ütleme seda, et on võimalik ja rohkem teha siin kõrgharidus. Noored peavad sõitma jälle Rae vallast välja, et saada kõrgharidust, saada kutseharidust. See on võimalik sisse tuua. Ja see on suund, kuhu peaks, millega peaks tegelema. Aitäh. Eesti 200 on mul nimekirjas järgmisena. Ja mina olen nagu, mulle teeb muret see, et õpetajate puudus on kogu aeg pidevalt siin ja mõtlengi, et kui oleks võimalik, siis kuskilt eelarvest tuleks leida mingi jupp, et siis makstagi kõrgemat palka siin nendele õpetajatele, et nad tuleksid siia koolidesse, sest iga sügis näen, kuidas otsitakse jälle kõiki asju ja erinevate aineõpetajaid siin kogu aeg. Ja neid koole ongi palju, tegelikult ongi hästi tore, et nad on hästi erinevad koolid, et see on nagu hästi tore, aga jällegi see, et meil on liiga vähe neid koolikohti siin jälle sügisesel selles lapsevanemate koosolekul hirmutati sellega, et võib-olla peavad hakkama 2 vahetuses lapsed käima, et ei mahu enam kuskile need lapsed ära. See oli, aga muidu... Rae vald toetab. Repliigi korras, eks, lühidalt. Rae vald toetab kõiki õpetajaid igakuiselt 100 euroga. Aga ikka on puudu neid millegi pärast. Jah, lihtsalt üle Eesti, nii nagu perearste pole kuskilt võtta, ei ole ka õpetajaid piisavalt võtta. Ja täna tehakse koostööd Tallinna Ülikooliga ja meil on väga sügavuti programm käima läinud, mis hõlmab kaasa arvatud seda, et võimalik, et Rae valda tekib kolledž. Ja see, kuidas kutseharidus ja rakenduslik haridus üldse koha peale tulla, siis ma sellega nõus ei ole, et Rae vallast käiakse haridust nõudlemas kuskil mujal. Vahepeal peab ikka vallast välja ka käima ja ma arvan, et see küll kuidagi ei peleta noolt ära, et ta ei peaks siia tagasi tulema. Ei, seda küll, aga tal peaks võimalus olema valida, et kas ta valib linnakooli või tal on siin koha peal see olemas. See valik on tal täna ju. Lihtsalt tal ei ole kohta siin enam kuskil. No, et see riigigümnaasium, mis nüüd konkreetselt Järveküla koolist, kus tõepoolest osa rekreatsioonialasid me olime sunnitud ka klassideks tegema, aga see on tippmoment, kui me täna ühe kooli, kui meil siin vähegi maad oleks, 800 kohaga põhikooli juurde ehitaks, siis kõik võimalik kõrvalseisjad ja opositsioon, kaasa arvat minu arust on ka see arulage mõte, et neid klotse üle toota. Kõiki ei saa ju lõpuks kogukonnakeskusteks ka teha. Teil on väga huvitav dünaamika siin. Võib-olla peaks kaasama näiteks üldse erasektorit, erakool siia teha, et kutsuma nagu üldsegi nagu noh. Teil on väga huvitav dünaamika, aga ma ei saa sellel nagu korraldada. Ei, sa ei saa korraldada, aga sa saad kutsuda üles ja noh. Jah, seda on kutsutud. Nii, meil on elav debatt, mis on tore asi, aga mul on inimene, vähemalt üks inimene on avaldanud soovi rääkida, see on Isamaa. Jaa. Madisega nagu selles mõttes eelkõigega nõus ja tegelikult valla kohustus on just nagu Raivo ütles, et 1,5 kuni 17, aga kuni põhikoolini, et riik on väga jõuliselt võtnud oma gümnaasiumihariduse korraldamise enda kätte ja on siis meile valda rajamas Jürisse riigigümnaasiumit gümnaasiumikohtade lahendamiseks, aga ega vallaelanikud võtavad ikka meilt nööbist kinni ja küsivad gümnaasiumi kohta meilt, et Rae vald on oma põhjapiirkonna üldplaneeringus näinud siis praeguse Peetri kooli vasta ka uue koha võimaliku Peetri gümnaasiumi jaoks, et kuidas ta sünnib, kas ta tõepoolest siis sünnib mingi eragümnaasium või hoopiski mingisugune tehnikum, et eks sellele annab siis vastuse aeg, aga selline võimalus vähemalt on loodud. Kas ta üldse sünnib? Teine küsimus oli see, mis minul nagu hinges on see sama, et see turvalisus, et me oleme neid koole loonud, põngerjad seal kõnnivad, järjest liikluskoormus suureneb, et kuidas teha see koolide turvaliseks. Et see on nagu küsimus, et mulle väga meeldib, et Viimsis ja Sakus on tegelikult sellised nutikad ristumiskohad võetud kasutusele, kus siis ülekäigu koha juures siis mõõdetakse nii-öelda auto ja siis jalakäija liikumiskiirust ja kui see siis eeldab sealt, et see kiirus võib viia selleni, et hakkab kokkupõrge, siis ta kindlasti annab kohe jõuliselt märku ja kui kumbki osapooltest ei korrigeeri oma liikuvus, siis hoiatab veel kõvemini, et ma arvan, et selliseid nutikaid lahendusi meie laste ja koolide turvaliseks muutmiseks peaks me ka hakkama edaspidi kasutusele võtma. Nagu oleks 21. sajand, miks mitte. Raivo Uukkivi.
jah, ega ma tahtsin ka seda sama öelda, millest juba Priit jõudis rääkida, et jah, et see 17 tähendab seda, et põhikool on meie kohustus nagu tagada põhiharidus ja see tähendab seda, et gümnaasiumi teema nagu nii kurb, kui see ka ei ole, et see ei ole nagu kohaliku omavalitsuse rida. Ja mul on selles mõttes on väga hea meel öelda, et kui 2013 hakkasime meie oma nimekirjaga, siis toona siis Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjaga seda riigigümnaasiumi teemat ajama, siis suuremalt jaolt kõik teised keskkooli ka meie poolt, aga teised olid kõik vastu, aga tänaseks nad õnneks on murdunud ja saanud aru, et see on õige teema ja isegi Reformierakond on oma valimislubadusse seda esikohale pandu kuskil sinna esimesse otsa, nii et tubli, et saite lõpuks aru, nii et see on suur samm valla jaoks, et riik tuli oma gümnaasiumiga siia ja see võtab meilt koormust maha. Me saame oma tänase Jüri gümnaasiumi arvelt siis teha midagi nagu põhihariduse teemale ja edasi, aga kui Peetrisse tõepoolest midagi tulemas on, siis mina arvan ka, et see võiks olla mingi eraalgatuslik teema, sest et ma ei usu, et me suudame oma eelarvest sinna väga palju nagu vahendid panna, eriti kui meil on lasteaiakohti puudu. Eriti kui me peame lasteaia kasvataja või õpetaja palga maksma, eks ole, 100%. Tegelikult peaks ka järgmine seltskond uuesti rääkima riigiga läbi sellest, et ka lasteaiaõpetaja on õpetaja ja ka temale tuleb raha saada riigieelarvest, eks ole, nii nagu kooliõpetajale. Et neid teemasid on, et need teemad ei ole mitte ainult valla piiri sees, vaid on kindlasti kaugemal väljas ka ja need läbirääkimised käivad iga aasta käivad riigi ja kohalike omavalitsuste vahel läbirääkimised ja iga aasta tegelikult riik sõidab kohalikest üle, nii et siin on teemasid küll ja küll, mida arutada sellel 1,5–17. Põhjaliku analüüsi eest. Sotsiaaldemokraadid, mida te teeksite teistmoodi? Ütleks, et sotsiaaldemokraatidele on väga tähtis üldse olnud haridus ja kvaliteetne just haridus. Ja nagu Raivo siin ütleski, et siis ta oli veel meie ridades ja see haridus oli ja riigigümnaasium õnneks on tulemas. Aga ütleks ühe teise aspekti ära, et gümnaasium sisuliselt on vaheetapp kõrgkoolidesse minemisel. Samal ajal kõik inimesed ei ole sündinud juhiks, nad ei ole, meil on vaja ka tipptasemel spetsialiste, ametiõpet ja Rae vald võiks mõelda sellel teel, et ehk oleks paras aeg Rae valda üks ka ametikool, kutsekool rajada ja oma inimesi hakata siin õpetama välja, sellepärast, et ütlen veel korra, on ka spetsialiste vaja mitte kõik inimesed ei ole loodud tippjuhtideks ega juhtideks. Väga tugev spetsialist võib olla väga austatud ja oma alal väga kõva spetsialist. Et ka neid on meil vaja. Suur tänu ja EKRE jääb selles ringis nüüd viimase sõnaga. Aitäh. Põhimõtteliselt eelkõnelejatega kõigiga nõus selles osas, et see on see valdkond, millega tuleb tegeleda ja see tööpõld tõenäoliselt ei lõppe mitte kunagi. Küll aga ma tahan öelda, et küsimusele, et mida saab paremini teha, kindlasti on seda ruumi, kindlasti see lagi ei ole käes. Vallavanem ütles õigesti, et betooni on ju valatud küll ja selles oleme me tugevad meistrid. Ja on astutud ka ju järgmine samm, et nüüd peame vaatama, mida me selle betoonseinte vahel siin ka teeme ja kuidas me seda teeme. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et betooni valamisel me peaksime enne väga selgelt paika panema selle, et see betoon oleks võimalikult multifunktsionaalselt kasutatav. Ja kõik meie lasteaiad ja koolid, mida me rajame tulevikus, nad võiksid olla sellise multifunktsionaalsusega, mille ehitamisel või rajamisega me hilisemad muud vajadused saame ära katta. Kas siis noorte vaba aja veetmise võimalused, mingid laadi ühiskondlikud sotsiaalsed tegevused, miks mitte ka näiteks kas või minna eakate päevahoiuni välja. Nii et põhimõtteliselt see on selline mõttekoht, et me saaksime oma taristut paremini ära kasutada. Ma tahtsin Raulile lihtsalt öelda, et Raul ütles, et ta tuli siia valda alles hiljuti, et siis kui lapsi hakkas saama. Et tegelikult meil on üks hoone olemas, mis ehitati 1952 lasteaiaks.
ja täna on seal meil vanadekodu, vahepeal oli seal vallamaja, nii et täiesti olemas see multifunktsionaalne mõõde meil vallas juba kasutatud. Nii et ma tahaks järgmise raundini jõuda, et meil oleks kindlalt aega ka see lõpetada ja siis jõuda veel vallaelanike küsimusteni, mis on selline lühike rubriik, ma loodan. Igal juhul kolmas, ütleme siis järgmine suur ja viimane suur teema, mille raames ma paluksin teilt nüüd programme, vähem analüüsi, rohkem programme palun, on siis kõik, mis seondub elukvaliteediga siin Rae vallas. Ma kujutan ette vaba aja veetmine, sportimisvõimalused, noorte tegevused, vanainimeste tegevused, kõik see, mis siis võiks seda keskkonda siin väärtustada inimesele, kes tingimata ei ole hetkel Tallinnas tööl. Jällegi initsiatiivi põhiselt, palun Reformierakond. No Reformierakond enamus asjades jätkab oma senist suunda, et uued asjad, mida täna veel ei ole, kindlasti on üks elukvaliteeti tõstev asi see, et tuleks turvaüksus. Ja see turvaüksus ei tähenda mingit politseid, vaid ta tähendab seda, et kõik, mis välisruumis ja siseruumis toimub, järelevalve sellele. Teede olukord, niitmine, kõik need asjad. Siis elukvaliteet kindlasti, kui ennem on juttu olnud siin identiteedi küsimuses, siis Rae vallas toimuvad, kui ma ei eksi, juba 7.–8. aastat Rae vallamängud, sportmängud, kus on kaasatud väga suur osa vallaelanikest. Kõigil on võimalik seal osaleda, üksteisega tutvuda, sporti teha, et on juba rajatud kõikide nende koolide ja lasteaedade juurde võimalus lasteaiast alates sporti teha. Ehk mida varem selle asjaga alustatakse, mida varem kaasatakse lasteaia lapsevanem, seda kiiremini toimub ka sotsialiseerumine, ehk siis see selline identiteedi küsimus peaks lahendatud saama. Tänan. E200, Eesti 200 siis järgmisena varem vabandust. Jah, need Rae valla mängud on toredad asjad, isegi sealt osa võtnud. Aga need on suurtele, et väikestele inimestele niisuguseid võistlust kaasavaid asju, neid nagu tegelikult praktiliselt üldse siin Rae vallas ei ole, et mis oleks lastele just suunatud, et selles mõttes täna oli nii vahva vaadata, kuidas Järveküla siinsamas koolistaadioni kella 10 kella 1 toimus meie ühe treeneri algatusel tehtud siis laste spordivõistlus, mis oli. Et meie tahaks kindlasti seda, et ja mõstukese triatlon ka väga, ja on ka väga lahe asi. Me tahaks seda kindlasti, et kõik, mis me oleme oma valla, kõik need spordihooned, staadionid, need peaks olema nagu, nad on inimestele, nad küll on avatud, aga kui ma tahan seal mingisugust kogukondlikku üritust näiteks teha mingit omalgatuslikult, siis tegelikult on see, et ma pean seal praegu maksma renti selle asja, see võiks olla kõigile nagu kasutada, et kui ma teengi mingi projekti ja selle, siis ma ei peaks nii, et ma taotan ühtepidi seda toetust vallalt ja teistpidi ma maksan selle rendiks siis tagasi sinna poole, et tegelikult see peakski tulema, et see on default nagu saangi kõigile kasutada, et palun tule tee, mida iganes sa siin tahad teha. Aga no elukvaliteet minu jaoks nagu ongi see ikkagi tegelikult see, et tahaks, et kõik saaksid ratastega liikuma siin, mis jõuab tagasi sinna nende teede ohutuse juurde. See on kindlasti väga suur asi sellest. Midagi ma tahtsin veel öelda, aga see läks mul meelest. Kuni mõtlete, seni Isamaa on jälle korras järgmine? Jaa, aitäh. Et Rae valla elanik on uskumatult aktiivne, et me oleme küll siin neid huvihariduse võimalusi loonud, aga mul on tunne, et neid võib lõpmatuseni siia juurde luua ja kõik saavad teenust pakkuda, sellepärast, et huvi on väga suur. Teine teema on võib-olla see, et on mingisuguseid teenuseid elukeskkonnas, mida võib-olla kohalik omavalitsus väga pakkuda ei saa. On poed või mingisugused muud teenused. No siin saab kohalik omavalitsus ainult seda teha, et ta koondab siis elukeskkonnad võimalikult tihedad, mitte küll väga tihedad, aga piisavalt tihedad, et seal on nii-öelda nendele erateenuste pakkujatele atraktiivne keskkond, kus nad siis tahavad tulla ja kus nad siis nii-öelda oma butiike ja poode ja teenusekeskused avavad, et see on võib-olla see valla roll ja kolmas, mida ma juba korra siin puudutasin, on ikka see sama
turvalisuse küsimus, et ega meil ju ei ole väga suurt kogemust, kuidas teha niisugune turvaline hea keskkond, et eks seda tulebki selliselt teha, et loome mingisugused liikumisvõimalused ja siis monitoorime, et kus läks valesti ja seal tuleb siis asi parandada. Et me oleme kunagi paar aastat tagasi teinud ühe sellise põneva uuringu, kus me siis palusime ühel ettevõttel uurida siis liikluskindlustuse andmebaasist, kus toimub Rae vallas kõige rohkem liiklusõnnetusi ja kus on need kõige ohtlikumad kohad. Ülekaalukalt muidugi võitsid seal kaubanduskeskuste parklad, seal oli kõige rohkem õnnetusi, aga sealt tuli ka väga palju sellist infot, kus ongi võib-olla natukene valesti planeeritud. Üks on seal Mõiguteel see Neste juures olev ristmik, mis on hästi segane ja sealt on pakutud ka juba lahendusi, et see võiks lahendada kuidagi ringristmikuga ja neid lahendusi on veel, et ma arvan, et meil tuleks seda uuringut korrata, leida sealt need ohtlikud kohad üles ja proovida need siis turvalisemaks teha. Nii hetkel mul on tühi koht soovijate nime. Okei. EKRE palun. Kasutasin selle tühja koha ära. Mul on selline tunne, et me oleme mõnevõrra sellises komplitseeritud olukorras, et me räägime identiteedist, aga keegi seda kuidagi sõnastanud vähemalt täna siin debati raames ei ole. Kus me seda võiksime leida? Üks võimalus on vaadata siis valla arengukava kuni 2030, et seal on toodud ka valla strateegiline lähenemine, strateegilised tegevused, missioon, visioon ja ka tunnuslaus alati sammuke ees. Või oli vist sammuke ees, alati ei olnud, aga sammuke ees. Ehk siis, kui vaadata nüüd arengudokumenti, siis põhimõtteliselt sellega saab igaüks tutvuda loomulikult. Mina ei suutnud leida seda väga selget seost, kuidas me selle identiteedi leiame sealt ja kuidas oleks seotud nüüd alati sammuke ees sellega strateegiliste tegevustega antud dokumendis. Nii et ma ise teeksin võib-olla lihtsalt käiksin välja sellise mõtte, et kõigepealt peaksime võib-olla mõtlema selle peale, et kes me oleme, kuhu me tahame jõuda ja missugune võiks olla see identiteet. Võib-olla tuleb see arengukavale lahti võtta, tekitada dialoog valla elanikega, mis on muidugi ka keeruline, aga ilma selleta nii või teisiti ei saa, et vastasel juhul me teeme arengukava, siis hakkame seda valla elanikele maha müüma. Teistpidi oleks mõnevõrra lihtsam. Nii et, ja kui me leiame selle identiteedi, siis me saame üles ehitada kõik need tegevused sinna peale ja nii edasi. Muidu tekib jälle selline olukord, et kus me ehitame, rajame, toome, viime ja tassime, aga tulu on sellest vähe, kõik sellest osa ei saa ja enamus ei tunne sellest ära iseennast. Nii et ja ikkagi oleme täpselt samas seisus, kus me oleme täna. Nii et ma näeksin seda tegevust lihtsalt kõigepealt eesmärgi püstitamisena, et me vaatame selle arengukavale otsa, loome selle identiteedi koos elanikega ja siis hakkame seda üheskoos ellu viima. Siis me tõenäoliselt jõuame kuhugi. Aitäh. Ma tänan, sotsiaaldemokraadid, palun. Jah, et eluvaldkonna parandamiseks rääksin just ära, et kui noor inimene lõpetab kooli, olgu ta kõrgkool või ametikool ja kõike, siis ei pruugi tal nii suurt sissetulekut olla, et kohe omale kodu osta, siis et tegelikult oleks üks variant suurenduse asulatesse üürimajad, mis on munitsipaali siis hallata ja paljud noored inimesed, mulle endal tuttavaid, nad ei tahagi omada kodu, sellepärast nad käivad ringi, teatud moment nad reisivad, et üürimaja oleks, üürikodud oleks täpselt niisugune asi, mis neil selle momendi nagu elamise tagab ära ja kui tal see vald meeldib ja me suudame talle kõik pakkuda, siis ta võib ka soetada omale siia valda omale kodu ja võib-olla sel momendil, kui ta veel üürimajas elab. Aga mis põhiline asi tahtsin öelda selle liiklusega, loomulikult suurenduse keskusesse tuleb terviserajad teha, paljudes kohtades veel ei ole, mõningates on olemas, aga neid tuleb üle valla igale poole teha. Ja mis Rae valla mängud on väga tore asi, nagu siin öeldi, on nad nagu vähe täiskasvanud inimestele
aga tuleks nagu Rae vallas teha niiviisi nagu 10 olümpiastardi põhimõttel, et ka väikestele alates kõige väiksematest oma võistlused, asjad, olen ise 10 olümpiastardis osalenud ja väga tore on see ja mis selle aspektiga koosneb nagu spordiinimesena, iga unustada asi on hea, tuleks moodustada, võib-olla luua Rae valla kas meistrimärk või mingi niisugune asi, mis oleks unikaalne ja kui lapsi on väga raske liikuma saada, aga kui ta teatud aastal saab konkreetselt meistrimärgi kätte, näiteks Rae valla meister mingis erinevates vanusegruppides, siis võib olla see, et lapsed tahavad seal osaleda, kuna teatud aastal pärast saab ajaloos vaadata, kas sinul on see asi olemas või ei ole, et seal tekib teatud konkurents, et soov seda ka omale omada. Nii EKRE tahab lühikest repliiki, ma loodan. Ja hästi lühike repliik. Et ma tahtsin öelda seda, et seda on suurepärane näha, et ka teiste ka täna võimul olevate erakondade programmides on toodud ka erinevad sellised meelelahutuslikud või vaba aja veetmise võimalused ka mujale piirkonda kui ainult Peetri piirkond, kus siis ka lapsed ja välised spordikeskused oleksid esindatud, nii et ma ise küll laiendaksin seda natukene suuremalt või laiemale ringile neid, et mitte ainult siin Jüri võib-olla oli veel midagi või mingi koht, aga ikkagi kindlasti Lagede ja Vaida ka võiksid sinna alla kuuluda. Küsimus on muidugi mahus, aga see maht on alati vastavalt proportsioonile elanike arvuga, nii et... Ma tänan, ääremaastumise teema tuli siin ka nüüd otsapidi sisse, päriselt meil aega selle jaoks ei ole, aga Raivo Uukivi palun. Jah, aitäh. Et ma tahtsin siin Ainile öelda, et ma näiteks olen ujumisvõistlustel osalenud siin Rae vallas ja mul on mitu medalit, kus on peal, et ma olen. Nii et tegelikult Rae vald ikka annab mingid auhindu ja meeneid, nii et... Ütleks vahepeal, et nagu meistrimärki, et näiteks Ameerikas Super Bowli niisugune sõrmus. Okei, see järgmine samm võib-olla. Super Bowli meil ka pole, eks. Aga see sammukene ees, identiteedi otsimine ja kõik see teema, et ma arvan, et kui sammukene ees olla, siis vahel võib ka komistada, eks ole. Nii et tormamisel ikka juhtub ja identiteedi otsimine ei ole niisugune paleigis töö tegemine, et see ilmselt on ikka sammult minek ja küll ta tuleb. Me oleme nii palju kiiresti kasvav vald, et meil on nii palju võõraid inimesi kogu aeg juures. Iga aasta keskmiselt 1000, eks ole, tuleb viimasel ajal, nii et neid kohe siduda lahti nende eelmisest keskkonnast ja siduda meiega kokku kuidagi, vägisi ei tehta seda, see tuleb ikka samm-sammult. Aga mida saaks teha järgmise 4 aasta jooksul kindlasti, siis ma olen ka seda meelt, et nüüd see põhjapiirkond on siin saanud tänu teatud põhjustele seda rahasüsti meie eelarvest ikka väga palju, et nüüd tuleks vaadata sinna teisel poole ka ja vähemalt teha need samad jalgrattateed sealt lõunapiirist kuni Tallinnani sõitmiseks valmis ja ma loodan, et see töö läheb ka meil edasi, et mäletan, et 2008 me vist alustasime Harjumaal valdade ühisprojektiga ja sellest on saanud päris hoogne kergliiklusteede rajamine siin Rae vallas, nii et ma arvan, et sellega tuleb minna edasi ja see minu arust on ka meil arengukavades sees, nii et see on üks oluline osa. Ma tahan kiita muidugi Reformierakonna tänast vallavanemat, kes julgelt ütleb, et ta tahab teha korrakaitseüksuse ja meenutan, et meil oli järelevalveametnik, kelle reformierakondlik vallavalitsus just mina peksis siit, et ta tegi seda sama tööd, mida sa kirjeldasid, nii et ta tegi seda hästi ja tegi liiga hästi, et hakkas ammustama nagu võõrast kätt või seda kätt, mis toitis, eks ole, nii et aitäh. Nii tänan. Keskerakond on mul selle aritmeetika järgi nüüd ainus, kes selles ringis pole rääkinud, soovite? Jah, soovime küll, ja me näeme, et kui jälle võtame, et Rae vald ei ole ainult Jüri või Peetri, ikkagi ta on laiem ja inimestel ongi täna ka soov, et kõik, et neid ka kuulaks Rae vald, et valitsus, et mis võiks nagu paremaks teha. Siin alates sellest, et kättesaadavus elementaarseid asju, mis inimesel on vajalik, et ei ole vaja tormata Tallinnasse, sellepärast et ka Peetris või Jüris seda kätte ei ole võimalik saada.
et inimene, kes tahaks nagu Rae vallas elada, tal oleks hea, tal oleks mugav, tal oleks tõesti sportlikust, kui me räägime siin nendest jalgrattaradadest, see on vajalik, aga no kui Aru vallast jalgrattaga linna sõita 40 kilomeetrit, see on väga hea selline võimalus, aga see on juba teisejärguline. Ja täna me näeme ka seda, et rohkem ja rohkem on inimesi tulnud, kellel on koerad, kellel oleks vaja ka selliseid platse, kus koerad saaksid trennida. Et see on kõik, seal on palju selliseid võimalusi, mis teeks Rae vallas elu ilusaks. Väga lühike repliik. Ma pean lihtsalt selle repliigi ütlema, et see alati sammuke ees, see on visiooni tunnuslause ja see ei tähenda kuidagi mingit arrogantsi. See tähendab tegelikult seda, et oleme valmis, saame sellega hakkama, et samme ees olla, et me kogu aeg ainult tuld ei kustutaks probleemidega, vaid me oleme sammuke ees mingi lahendusega. Tahame olla, aga ei ole. Aga mis teha sellise võlli juures? Nüüd me läheme semantikasse ja tegemist on valimiseelse debatiga, kus ka semantikale võiks koht olla, aga aega on vähe ja mul on rida küsimusi, mille on siis saatnud meile erinevad Rae valla elanikud ja ma tahaksin väga lühidalt, et erakondade esindajad või siis kandidaadid, kellel on midagi küsimuse suhtes öelda jah või ei stiilis, seda ütleksid. Et pikka debatti paluks mitte algatada siin. Esiteks küsimus, Eesti riigi jaoks suur pere on pere, kus kasvab 3 ja enamat last. Rae valla jaoks aga on suur pere alates 4. lapsest. Kas mingil erakonnal on plaan see ära muuta? Eesti 200? No, mul endal on 3 last ja minu jaoks on ka arusaamatu, et miks Rae vallas võetakse nagu, et suur pere on mingi... Muudaksid ära ühesõnaga? Muudaksin ära, jah. Sotsiaaldemokraadid? Kindlasti muudaks ära ja ütleks ühe täpsustuse, et pere on 3 lapsega, mitte alaealise lapsega. Kui on 3 last, siis on 3 last, mitte alaealised. Selge. Veel keegi? Olen nõus, väga nõus. EKRE? Nõus täiesti. Nõus. Kohe ära nagu. Raivo Uukkivi? No põhimõtteliselt olen ka nõus, et kui 3, siis 3, eks ole, aga sellega ma nüüd küll nõus ei ole, et kui lapsed on juba üle 18 aasta, et siis peaks meile mingisugused toetused hakkama ikkagist veel tulema, mis selge väikeste lastega. Teised lapsed väiksemad on nendele. Ei, no selge küll, jah. Laps on 18, siis teised muutuvad, mul äkki kaob üks laps ära. No tegelikult see nii on ka, ta on täiskasvanud inimene, eks ole. Ei, aga teised lapsed on mul endiselt. Nii, keegi veel? Kindlasti on 3 last on ka juba arv, mis paneb väga hea. Edasi minna. Seda arvu oleks saanud paljud siin juba muuta eelnevalt, et samas põrgatan tagasi, et miks siis ei teinud enne? Nii, see on juba teine teema kahjuks. Vana Järveküla tee tehakse laiemaks, aga kergliiklus ega jalakäijate teed ei tehta. Miks seatakse esikohale autod ja seatakse ohtu kõik lapsed, kes seal liiguvad Kindluse Järveküla koolidesse? Jällegi paluks nüüd lühidalt öelda, kas keegi tahaks teist teha siis kergliikluse jalakäija tee sinna ka? Kindlasti tuleks teha, see on mul koduläheline probleem, aga vastust oskab tema öelda. Tee, et sinna tuleb Tallinna väike ringtee ja täna tehakse suhteliselt ajutine variant, võimalik, et ta on 5 aasta pärast seal olemas. Selge. Ja kergliiklustee sinna muuseas rajatakse. Aga üks lõik jääb tegemata. On praegust plaanide kohast. Veel keegi? Ja ma olen ka nõus, et me kasutame täna neid võimalikke arenduste vahelisi liikumisi, et seda kergliiklustee liikumine tagada, aga nii nagu Madis ütleb, et suures plaanis tuleb sinna see riigi väike ringtee ja kahju, kui selle raha, mis me täna paneme, peame sealt ühel hetkel üles võtta. Nii, Raivo Uukkivi? Et väikesest ringteest hakkasime rääkima 2009 aasta, täna on 2021 ja seda veel ei ole. Ma tean, et ta on kuskil läheduses, kuskil ta kollitab juba, aga ma olen ka seda meelt, et nii kaua, kui teda ei ole, nii kaua võiks ajutises lahenduses olla ka ohutu jalakäimise võimalus. EKRE? Absoluutselt nõus, et ma ei ole kindlasti selle poolt, et me peaksime muret tundma selle pärast,
et me peame pärast 5 aasta pärast või noh, kes teab, mitme aasta pärast selle tee üles võtma. Kui tuleb üles võtta, siis tuleb üles võtta. Täna on meil ikkagi turvalisus vaja tagada ja ohutus, nii et see on enne kõike. Selge, sotsiaaldemokraadid. Jah, turvalisus tuleb kõigil tagada, mitte ainult lastel, vaid kõigil liiklejatel, kes seal teedel on. Siis on, nagu Raivo ütles, et kas seal tuleb siis turvaline teelõik teha või lausa uus jalakäijate tee, aga lahendus tuleb leida. Kindlasti liikumine teeb tervist ka paremaks, nii et need teed peavad olema. Nii, küsimus järgmine Põldmäe. Kes on Põldmäe? Ütlen ausalt, teie vabandust. Isamaa. Priit Põldmäe, täpselt. Ma olen nüüd partei nimed pidi kutsunud neid asju. Teie... Mina ütlesin Kaute Kivistik. Siin öeldakse... Ei, Kaute Kivistiku reform, keda hoitakse. Nii, selles küsimuses on öeldud, et teie Priit Põldmäe, ehk siis Isamaa esindaja, olete otse välja öelnud, millise summa sularahas panete laua peale, et lõpuks ometi saaks Patika Aedlinna rajooni ühise vee- ja kanalisatsiooni. Küsimus on, palju küsiksid teised Rae valla vallavanemate kandidaadid. Nii et teile sõna ei anna, aga siis kui te olete öelnud mingi numbri... Ei saanud aru, et palju küsiksime meie. No, palju te annaksite selle eesmärgi teostumiseks? On kellegi veel numbreid? Väga raske on seda vastata, kuna Põldmäe on ilmselt kaua kalkuleerinud seda teemat, aga meil järelikult on edumaa. Minu poole pöörduti selle murega, ma tean, et see üks inimene kirjutas mulle, et mis minu seisukoht selle koha pealt on, eks ju, et ma numbrit ei oska öelda. Kas te leiaksite selle raha? Aga mulle tundusid need probleemid nagu suhteliselt siuksed teostatavad, mingi väiksemad, nagu just see, et ka neid aidata, need on ka kuskil ääre pool ja niimoodi, et nad ikkagi tunneksid, et nende murega ka tegeletakse. Te leiaksite selle raha? Ma üritaks leida küll, jah. Sotsiaaldemokraadid. Ütlen selles suhtes, nad on Rae valla elanikud, järelikult nendele see probleemidele tuleb leida lahendus. Härra Põldmäe tahab ilmselt parandada nende pakkumist. Ei, ma tahan öelda seda, et tegelikult on valla ÜVK arengukavas ette nähtud, et Elveso oma teenustasudest ühel hetkel ehitab selle ühenduse ära, lihtsalt selleni läheb natukene aega. Okei, nii Raivo Uukini. Ta Elveso ei ehita midagi teenustasudest, vaid liitumistasudest ehitab ta esiteks, aga samas on seal vahepeal on väga pikk lõik on niisugust toru, mida liitumistasu ei suuda katta või inimene ei jõua maksta seda, eks ole. Nii et see tuleb igal juhul siis sellisel juhul valla eelarvest maksta. Mina täna ütlen, et inimestel on õigus see teenust saada, aga ma ei julge seda numbrit nagu isegi praegu peas kalkuleerida, et palju see olla võib ja sellepärast ma ei saa öelda, et ma teeksin selle ja paneksin lauale. Mul seda raha ei ole, eks ole, aga valla eelarve kas peab vastu või pea. Ka mõistetav vastus. Nii, EKRE. Tahtsin märkida seda ära repliigi korras lihtsalt, et ega see vee- ja kanalisatsiooni teenus, see on täiesti normaalne tänapäeva ühiskonnas. Nii et siin ei ole sellist erilist murekohta, ei tohiks olla ja raha osas on väga õige, et see küsimus esitati siia debatile, nii et härra Põldmäe ütles juba ära, et tegelikult ta teeb selle ära ju. Nii, et siin ei ole... Sealpool on keegi, kes tahab, ei taha öelda. Raha oleks eelarves olemas olnud, ju see oleks siis tehtud olnud, et täna on prioriteedid, et hinnanguliselt on see umbes 4-5 miljoniline töö ja selle eest saab 2 lasteaeda. Nii, järgmine küsimus. Jällegi paluks väga lühidalt. Kas te peate realistlikuks valla bürokraatia vähendamist? Küsimus on, et kes teist seda teeks ja kuidas, aga öelge väga lühidalt, kas te saaksite sellega hakkama? Raudselt saaks hakkama. Nii, väga hea. Isamaa? Jaa, kindlasti saab, et me oleme sellega alustanud kasutades infotehnoloogiat, et muu on nii-öelda kõik see e-süsteemseks ja siis asjad liiguvad kiirem. Tähendab, kunstlik intellekt tuleb ametniku asemele. Just. Väga õige. Talle appi. Appi. Eesti 200? Jah, bürokraatiat tuleb kindlasti vähendada ja tuleb leida need ühesõnaga info peab olema inimestele kättesaadav. See praegu kuskil on, aga mingi 100 kliki taga ühesõnaga, et kindlasti jah. Reformierakond? Me täna seda juba lahendame, et kõik võimalik IT 1. oktoobril esitleti, avapauk oli sellisel asjal nagu e-uks, kus saab kõik võimaliku asja korraga. See kohe käivitub, juba käivitus tegelikult. Ja kaasa arvatud see, et tegelikult kui nüüd päris numbrites aus olla, siis Rae vallavalitsus on Eesti omavalitsustes versus elanik kõige õhem. Et mis mõeldakse... Te teete kõik selleks, et seda paksust kasvatada võrdseks.
ei, me ei tee midagi selle jaoks, me teeme selle jaoks, et see tase jääks, aga et teenus oleks kvaliteetne, selle jaoks me oleme IT-lahendused juba kätte võtnud. Selge. Sotsiaaldemokraadid? Ma ütleks seda, et nagu vallavanem ütles, et see toiming käib, seda tehakse. Loomulikult see on kõik hea. Meie teeksime seda veel paremini ja kiiremini. EKRE on mul siin. Jah, loomulikult bürokraatiat tuleb vähendada, selles ei ole ju kellelgi kahtlust ja sellega on võideldud aegade algusest peale, nii nagu paber üldse leiutati. Et üks fenomen on kindlasti selle juures see, et kui seda asendatakse erinevate infotehnoloogiliste lahenduste erinevate platvormidena, siis tuleb kindlasti tähelepanu juhtida või tähelepanu pöörata sellele, et nende asendustegevuste asendamiste tulemusena ei tekiks täiendavate töökohtade vajadus. Nii et, et see peaks olema üks kindlasti kaasuv. Ühesõnaga, teeksite bürokraatiat, alandaksite siis, kui see oleks võimalik ebabürokraatlikult. See on ka suurepärane mõte. Küsimus ongi selles, et millist bürokraatiat peaks vähendama. Mul ei ole võimalik. Kahjuks seda midagi siis on ikkagi, täna on veel on vaja ära teha, et see peab ära tegema tõesti, et täna siis tuleb välja, et seda bürokraatiat on palju ja seda on vaja vähendada kindlasti. Te olete nõus küsijaga. Nii, ja nagu öeldakse inglise keeles last but not least, ehk siis viimasena, aga mitte üldse kõige vähem tähtsana küsimus, kuidas unustame selle kuidas osa ära, aga öelge lihtsalt, kas olete positiivselt meelestatud ja saate midagi ära teha. Küsimuses hooldusõppe sügava puudega lastele selles Rae vallas järgmisel aastal. Oleksite nõus võimeliselt panustama konkreetselt sellesse teemasse? Järgmisel aastal? No ütleme nimelt, alustate tööd, eks valitakse ära ja vallavolikogu alustab tööd aasta jooksul. Palun, Reformierakond. Ma ennem ütlesin juba haridusliku erivajadusega laste eriti spektri osas me oleme alustanud juba kompetentsikeskuse, lasteaed, kool ja nii edasi etapilist rajamist. Me täna teaduspõhiselt disainime seda toodet, et sellega kuidagi edasi minna, et see protsess on juba alustatud ja kui see küsimus on, et kas mina tahan, siis jaa, ma väga tahan juba aasta aega. Selge, Raivo Uukkivi. Ja loomulikult küsimusele vastata on kerge, et muidugi tahetakse ja muidugi tehakse, aga tegelikult see HEF teema on ju olnud kogu aeg laual ja ega igas vallas on ju neid lapsi ja igas vallas seda ka täna pakutakse, et oleneb nüüd siis, et misukese HEF suuna peal, aga kindlasti kõik, kes on HEF lapsed, peavad saama võrdselt koheldud teiste lastega. Nii et küsimus oli hooldusõppes, võib-olla ma nüüd jätsin välja väga olulise sõna. Ma ei tunne neid asju. Ja vaat need terminoloogias, eks ole, võib-olla mulle ka nagu ei ole kõik võib-olla 100% selged, aga HEF tähendab hariduslikku erivajadust, eks ole, mis peaks seda hõlmama, nii et ma kindlasti võimalust me loome. Loota, olgu. Võimaluse loota või võimalust loota, see on eesti keeles. Võimalust. Okay. Nii, Maar, sotsiaaldemokraadid. Ja loomulikult pooldame seda asja. Pigem ütleks ühe niisuguse asja ära, et see on hea, et seda luuakse, see tuleb luua ja see kindlasti saab loodud, aga ütleks ka Vaida piirkonnas ehitati väga hea ja korralik kool, võib-olla vist Vaida kool oleks kõige optimaalsem sinna planeerida ka internaat ja võib-olla teatud lastele olekski võib-olla see internaat ja just nende niinimetatud vajadustega lastele kõige optimaalsem koht. Tänan. Ma võtaks ka kokku, et kõiki hariduslikke erivajadusi peab toetama, nii et ma ei tooks seda. Aga kas te kavatsete järgmise aasta jooksul need kõik ära toetada? Kindlasti. Nii, EKRE. Ja, absoluutselt nõus eelkõnelejatega selles osas, et see tuleb kiiremas korras ette võtta. Eesti 200? No ma oskan ainult lisada seda, et kui juba on teenused disain ja kõik asjad on nagu juba käima lükatud, siis tegelikult kui küsija küsis, et kas järgmise aasta jooksul siis jah, et üritaks leida võib-olla neid kohti, kus saab kiirendada seda protsessi. Selge. Keskerakond? Kindlasti on vaja seda teha ja küsimus ongi selles, et midagi on ikkagi jäänud jälle tegemata, et on vaja seda laiendada ja leida võimalus võib-olla kõrvaltvaldadega, et koostööd teha. Tehaksegi koostööd. See ongi 5 naabervallaga koostöös. Nii, igal juhul ma tänan teid selle 2 tunni eest. Te olete sellega minu jaoks huvitavaks teinud. Ma saan selle valla elust palju rohkem aru või tean selle kohta palju rohkem, kui ma ilmselt kunagi peaksin teadma, kuna ma siin ei ela.
aga teil on huvitav vald, teil on ka pika ajalooga vald. See identiteedi küsimus ei tohiks nii raske olla. Ja ma loodan, et vaatajatel on olnud sama huvitav kui minul ja ma loodan, et neil on ka nüüd enam-vähem selge, keda nad valima lähevad. Kui mina siin elaks, mul täiesti oleks. Tänan teid. Aitäh. Aitäh.